Moks. No tere, tere. No tere, armas Merik. Aitäh, aitäh, tere, kallis Hing Vekeli ja Serli. Sa oled väga ilus. Aitäh. Kuulatu. Tulin Efta-galalt. Ja, ma saan aru. ma täna sättisin teie jaoks for special nii erilased inimesed, erilised inimesed, nagu te olete. Ma sättisin, et täna ülesse. Jah, Jah, oled jah. ilus. Mina ei saa Ma sellega pole sellest. tükk aega lokke teinud ja ma tahtsin kohe, et tead, ma lähen nüüd kolmas saade, see on ikkagi juba tähtis saade, podcasti kolmas saade. Ma teen endale lokid, nii et ma pingutasin veits, jah. Ja mina ei ole pingutanud, nii et eetriväliselt ma näitasin, mis mul selja taga on, nii et ma kõigile teile ei näita, mis mul selja taga on. Aga täna me chillime selles suhtes sinuga selles osas, et oota, mis mul oli. Kui ma nüüd õigesti mäletan, kas sul oli nüüd vahepeal juba toimunud need vestlusõhtud või oli selline nagu rahvas tuli sul? Ja mul oli vestlusõhtu 21. Märtsil ja kui see sai välja hõigatud siin sinu numbrite keele podcastis, siis põhimõtteliselt see täitus hetkega. Nii et mul on jälle sama soov. Ära veel, ei, me ei lähe veel sinna, ei lähe sinna asja peale, mis sa eetriväliselt mulle rääkisid. Ja ei, lihtsalt nali naljaks, aga tõesti hästi kihvtid inimesed tulid ja mida ma tähele panin, sissejuhatavalt ütlen, et kes vaatavadki numbrite keelt, on ju, meil nii palju tuli numbritest sellel vestlusõhtul juttu ja kuidagi tundsime nagu ühel vaibil, et see numbrite maailm ikkagi paljusid kõnetab ja kuidagi suhtleme ka numbrite keeles. Nii et meie selle sama grupiga või selle sama seltskonnaga, kes mul 21. märts käisid, me saame kokku novembris taas. Ja seal oli ka üks numbrite maagia tuli, nii et kõigil oli jess, tuleme kokku, et vaadata, kuhu me oma eludega jõudnud oleme. Mis see Hingvekeli oma hingevestlutel siis kaasa annab, et me tahame näha, et kas me nüüd aasta lõpus oleme kuskile jõudnud, nii et meil on siuke asi. Väga vahva, palju teid kokku tuli sinna? Ma ei saa siia rohkem nagu lubada, ruum on lihtsalt meil selline, et siia mahub 8 inimest, pluss mina. Aga no see on piisavalt selline intiimne ja mõnus ruum, et leida sinna ühine keel ja seda energiat. Jaa, Ja oi, kui lahe. jaa, ja aeg muidugi lipab nii kiiresti siin ja see, mis energiaga siit ikka minnakse ja üliäge ja nii äge oli see, et vist suurem osa oli kuskilt kaugemalt isegi, nagu ei olnud Tallinnast, olid Tartust ja Viljandist ja nii äge, et inimesed ikka võtsid täitsa ette selle teekonna siia. Ma väga tänan teid kõiki siis numbrite keele kanali jälgijaid ja need, kes käivad ka üritustel ütleme siis Hingvekeli on küll 3. kord, ta on juba nagu oma küla tüdruk, vaata. Ei saa ütelda nagu külaline enam, aga ma väga hindan selles suhtes seda panust ja selleks me ju siin tegelikult olemegi üksteist aidata kuidagimoodi. Aga kas sa saaksid natukene valgustada seda numbrite maagiat, numbrite keelt, et midagigi, mis teil seal tuli vestluseks, et kas teil tulid kuupäevad, kas teil tulid mingid karmajutud või kuidas teil see jutt läks siis sinna numbrite teema peale? Või No, lugesite raha kõik või? esiteks ma küsisin seda, et kuidas nad info said siia tulla, siis nad nimetasid seda kohta, siin numbrite keele podcastis sai välja hõigatud see. Ja teiseks, mingite lugude keskel, näed, see numbrites jookseb nii ja ennem tähele ei panda, nüüd ma nagu märkan neid numbreid rohkem ja need ikkagi kõnetavad, need ikkagi räägivad päriselt ka ja siis lihtsalt see tagasi kutsumine tuli nii spontaanselt ja siis ma ütlesin, novembris võiksime teha ja sealt tuli ka siis see numbrite jada nii ägedalt, et kuidas kõik ütlesid, et see liita sellega, siis saab selle ja selle ja ma, issand. Et tehteid tehti hästi kiiresti, jah. Kuulge, väga tublid olete ausalt öeldes. Kõik väga tubli, 5+ bueno. Aitäh. Jaa. Aga siis enne kui üldse edasi läheme, siis tegelikult teie ka, kes te kõik kuulate, siis meil Serliga, Hingvekeliga on lihtsam isegi see, kui te annate näiteks siia video alla kommentaaridesse näiteks mingid teemasid, mida me võiksime arutada, sest ma arvan, et see meie praegune kohtumine ei jää viimaseks. Lepime nii kokku, mulle küll meeldib sinuga chillida aeg-ajalt ikka. Näed, aeg-ajalt chillime, jah, et sätin üles ja ütlen nii, lapsed, tšau, emme läheb nüüd podcasti, sest Merike ootab ja teised.
ja nad juba nagu teavad ka, ole siis tubli, tšau. nii et ma nagu käingi. aga jah, eks see nii palju kui numbritest veel rääkida, et siis mul tuli 4-4 ette ja sa lubasid, et ma räägin sulle seekord natuke numbritest, ma olen natuke ootusärevusel, mis see Merike ma natuke numbritest räägib. kas see oli sünnipäev või? Mul oli sünnipäev 15. märts, 15. aprill. vaadake, mis tähendab see mina ja kuupäevad, need on üliarmsad seos. Ma seekord tegin nii, et kui midagi ma tahan teile rääkida, siis ma kirjutasin üles. nii et 15. aprill ma sain 4-4. 4-4 on selles suhtes huvitav karmanumber, kui nüüd ütelda numeroloogiliselt, selles suhtes, et noh, kui liidame kokku 4-4 on ju 8, eks ju. See tähendab seda, et sellel aastakäigul nüüd, mis sul hakkas, 15, vot ma teeks siis, me ei ole ette valmistanud, et te ka teaksite, seepärast, et meil kõik käib niimoodi protsessis, usalduses. Kas mul tuleb külalisi? Tänava peal uks käis. ohoh, ma just tahtsin, mitu külaline tuli, päike tuli välja, et kas see natukene nagu häirib, kui häirib, siis ma... ei, absoluutselt. Nii, ehk siis vaata see 8, liidame praegu selle kokku. Siis 8, oi, meil tuligi külalisi. Vau! ma ütlesin, et pidu tuleb, ma sättisin valmis ennast. Teate, nüüd ma natuke liigun ja ma vaatan, ma väga loodan, et ei jää mingit kummalist tausta. Nii, praegu on ilus taust, kõik on väga ilus. kõik on hästi, sa oled ju, ma ei tea, meil on kolimise faas. Kolimas. Ja, et ma lihtsalt proovin, sest need külalised ei teadnud, et mul on podcast. Nüüd nad said just teada. Nii, lähme siis tagasi. Et vaata see vanus, see 4, kui on topelt 4, siis tegelikult see annab sulle nagu topelt sellise tugevuse ja 4 on töönumber. Enne kui ma 8-st üldse räägin. See on see, et sul sellel aastakäigul arvatavasti tuleb hästi palju fookuses hoida seda oma nagu vundamenti, oma elu vundamenti, nii töö kui kodu suhtes, et mida sa teed ja kuidas sa seda sätid, sellepärast et noh, 4, ütleme siis ausalt öeldes on niimoodi ja kuna see on topelt, siis kui ikkagi midagi väga närvi ajab, siis tuleb hästi palju nagu seda justkui oma seda positiivset energiat tõsta. Sa tajud selle kohe ära, kui sa miinusesse lähed, seepärast, et nüüd näiteks aprillikuu oli ka energiliselt oli ta selline noh, suht kõva number, selline väga paljud inimesed ka andsid mulle, noh, kui nad on 4, aprill on 4. jah. Siis seal oli hästi palju selliseid noh, miinuspoolele minekuid, probleeme oli palju, ka lahkuminekuid võis olla palju, vallandamisi võis olla palju, ütleme, kui me räägime nüüd negatiivsest poolest. Ja kui me nüüd võtame topelt 4, siis mina loodan, et sa saad arvatavasti selle aasta ka tehtud väga tugeva sellise alustala, ehk siis sa võib-olla ehitad nüüd oma noh, ehitamine jutumärkides, aga oma eraelus näiteks ka mingisuguse, noh, näiteks reaalselt võid sa näiteks ka mingi suvekodu endale luua, võib-olla tahad mingit laiendust ehitada kuskile, võib-olla aia tõstad näiteks 5 meetrit naabri aia poole ja siis vaatad tuima näoga otsa, ütled, et kuule, mis jutt see nüüd on, neid ei meeldi. Meil oli juttu. No, eestlast tegema, teist sõna. See oli nali muidugi, aga samas on ka see, et oma töö suhtes, oma töö mastaabis arvatavasti sa teed ka mingisuguseid mingit uut lähenemist, midagi teistmoodi. Ja noh, elu hakkab juhatama, küll sa seda tead ka. Aga kui me lähme nüüd sinna, et see on kokku liidetud ka number 8, siis on ka karmaõpetused ehk siis mingisugused asjad eelmistest eludest, siis praeguses elus, aga eelmiste, noh, mina ütlen eelmiste suhete kohta, ütlen alati nagu justkui eelmised elud. Jah, et siis sealt võib midagi tulla, midagi, mida sa oled nagu lõpetamata jätnud, et pead lõpetama. Ja samas on see, et võib-olla ka oma tööelus, enne oli siis isiklik elu, on ju, võib-olla tuleb ka seoses mingi lastega, võib-olla keegi vahetab näiteks kooli, võib-olla see ongi loomulik käik teil seal elus, elukohaga võib mingisuguseid selliseid asju, et võib-olla investeerid näiteks kinnisvarasse, väga hea on sellel aastal seda teha. Ja oota, mis ma veel tahtsin rääkida? Nüüd läks ära meelest. Ehk siis hoia lipu kõrgel, hoia energiataset kõrgel, seepärast number 8 on see, et ta annab sulle märku, kui midagi on vale. Ja sina oled ju mul selline, meil selline vaimne naine ja ka kanaldaja, küll sa hästi kähku selle läbi lõikad, kus kohas mingi asi logiseb. Et hoia tundad püsti. Hoian.
jah, ja kui ma vaatan su isiklikku aastat, siis sul on tegelikult, vaata numeroloogiliselt tehakse seda niimoodi, et liidetakse kokku sünnipäev, kuu ja jooksev aasta, siis jah. see on tütürütütütü 11 ehk siis kokku ka 2. 11 viitab sellele, et sul tuleb väga kiire aasta ja tulebki tähele panna kiirusega, et ei tekiks mingeid apsakaid. Ja muidugi see särtsakas ka vaata meil siin, nagu me tähele paneme, eriti, et kui te vaid näeksite, milline see kaunitar on meil enne seda, kui ma vajutan salvestuse nuppu. Siis olen nii palju action'it, et me naerame siin puruks. Ma natuke keeran. jälle võtame vaikse lonksu selle peale. Võta väike lonks, jah. Ma väga vabandan, siin vahepeal paistavad sellised asjad, et ma ei saa neid kuhugi ära keerata. Nii, ja siis pane tähele, et kiirustades ei juhtuks mingeid apsakaid. Et 11 on alati selline kiirus, kiirus, kiirus ja ka seda, et ära nõua kõigilt teistelt kiiret tegutsemist, et anna teistele ka see nagu vabadus olla need, kes nad on. Et see, et kui sul on kiire, vaata, naistel on ikka pesumasin, nõudepesumasin, kõik asjad korraga, keegi viib vaibad, siis on vaja tolmuimejad sätida. oi, nii tuttav, kõik nii tuttav. Ja siis nad olid, miks te ei tee mitte midagi, miks te emme teeb kõik asjad üksi. Aga siis lihtsalt relax, rahulikult, pead aru saama energeetiliselt, et kõik ei pea olema sellised robotnaised. Ja loomulikult siis suuna ka tähelepanu sellel aastal siis, oi, kas sa oled suhtes? mina ei ole. Ma olen ise nagu hullult rahul, et ma ei ole suhtes, see on täitsa kummaline, ma olen suhtes iseendaga, sest ma olen nii tugevas arengus iseendaga, ma olen nii happy, mul on nii hea partner, ma nii tänan ennast. aga sa räägi edasi. Ma mõtlesin, ma panen selle kaardina äkki kinni, siis ma olen ühte värvi. Ei, sa võid olla nagu zebra, no ma ei tea, kui sa tahad. Kas ma räägin sinuga edasi praegu või? Sina räägi edasi, Merike, ma lihtsalt tõmban kaardina ette. Ja, et siis su see isiklik aastanumber 2, kui me nüüd niimoodi vaatame, siis väga tähelepanelik pead olema suhtlemisel naistega ja ja see on nii hea, see on igas mõttes nagu hea, siin on ka hästi palju diplomaatilist koostööd tuleb sellel aastal, isiklikust aastast räägin, mis on siis 15. aprill kuni 2026 kuni 15. aprill kuni 2027. Ja miks ma küsisin, kas sa oled suhtes või mitte, suhtes iseendaga on nagu fine olla, väga hea, aga siin on väga suur võimalus, et sa leiad kellegi, kellega sul on väga hea selline vaimne side. Vot see on nice, see sobib. Ja kusjuures võib tulla väga tundlik ja väga selline ja teil võib tekkida selline nagu hästi kiire match. Siis siin tasub nagu niimoodi selles suhtes natuke tundled püsti hoida ja vaadata, mis tüüpi mees on. Kui nüüd sa meest otsid, võib-olla kui otsid naist, siis kõik mehed, naised olgu siin valmis. No koostööpartneriks naist, ma mõtlen. Ma ei hakka ütlema, teeme nii, hästi salpärane. Ma ei pressi välja. See on tänapäeval. Tänapäeval on see niimoodi, kõik on õige, mis teed. Aga võimalus on suur selles suhtes ja kui näiteks on kellegagi, kuigi ma kahtlen selles, naistest kellegagi näiteks mingisuguseid selliseid kas probleeme või väljakutseid, siis on väga hea asjad nüüd ära klaarida omavahel. Eriti ema, siis 2 on ema, õde, ma ei tea, kes veel, kõik sealt niimoodi ta. Või siis lihtsalt teha mingisuguseid selliseid rituaale, protseduure näiteks ka lahkunud oma sugulastele, kes on naissoost. Ahah, et see naiste teema tuleb väga huvitav. Ja samas, kas numbrite keele kaudu tulid ainult naised või mehed sul vestlusõhtule? Naised. Kas ainult naised või siis mehed ja naised, noh segamini nagu? Naised olid seekord jah, ainult. No vot, nii et nüüd ma panin sulle niimoodi kõik asjad ära, ma loodan, et sa vaatad. Nii tore oli vahepeal olla niimoodi, et ma ütlesin ka enne Merikesele, enne kui kaamera käima lasi, et ma kuulasin seda esimest saadet, mis me tegime, et issand, ma rääkisin nii palju, et Merike ei saanud üldse rääkida, et seekord ma istun nagu nukukene enda arust ja las Merike räägib, aga ta rääkis ära, nii et nii äge. Tegelikult on see numbrite maailm ka nii põnev, et hästi-hästi huvitav oli kuulata, aitäh.
ja ole hea. Ja siis, kui tekibki keegi selline silmarõõm näiteks ja kui sa oled kõik enda nippide ja võtetega ja kogemustega, siis kes sa oled siis terapeut või kanaldaja, mida iganes, kuidas sina neid infot vaatad, siis Mhm. lihtsalt sõbranna poolest võid panna mulle sinna Messengeri siis ka päev, kuu ja aasta ja siis ma teen sulle puusa pealt sellise väikse väljavõtte. Vau. Inimesest siis, jah. Et Mhm. mu kliendid siis, kes ka siin truult jälgivad, suur aitäh, et te jälgite siis ka, eriti kes on siis selle pika paketi võtnud, selle analüüsi, siis nendele ma ka alati olen toeks olemas. ükskõik, mis Mhm. inimesed või koostööpartnerid tulevad, siis numbrid räägivad hästi palju. Mhm. väike Mhm. reklaam ka, jah. Jaa. kuule, Väga hea. aga ma, Aga aga ma kuulsin enne salvestuse panekut või õigemini ma ütlesin sulle, et meile tuli üks selline me oleme kommentaar. nagu kamp juba, vaata meile. nii armas. meie on parem kui sina või mina, vaata üksikult. jah, jah, ja, jah. ja kusjuures sul hakkas ju nüüd see number 2 energia tööle, ehk siis see on nagu koostöö siis kogu aasta, eriti naiste ka, nii et ma olen ka naine. ma olen küll hästi maskuliinsete numbritega, aga noh, las ta olla, naiste noh, sinna ritta ei tule. tasakaalustame, tasakaalustame. kas sa tead üldse, et sa oled sündinud 15 päeva, ma olen 16 päev? vaata kui lähedal. jah, lähedal jah. 15 jah, 15 on minu suguvõsas või noh, peres on, mu tütar sündis 15 aprill ja mu õde on sündinud 15 aprill, vaata kui kummaline on ju. appi. jah. Oh, ära kohe räägi. aga nüüd ma vaatan, ma hästi, kes on ennem ka kuulanud podcast'i, eks ju, minuga, et teavad, et ma olen juuksuriks õppinud, siis praegu mida hästi lihtne üks juuksurinipp. Kui sa vaatad, et sa tahaksid saada kõrgemat tukaesist nagu mina praegu, siis pane käsi juustesse ja sahmi. ai, ma ei saa, mul on natukene mustad juuksed. Vaadake. opti. Sihuke juuksurinipp praegu lihtsalt, et kui on liiga vastu pead, onju, ja tahate natuke kõrgemaks, onju, panete käed juustesse ja natukene niimoodi vastu pead päris tugevalt ja seda nimetatakse tupeeriks. loomulik tupeer, nii, saame edasi jätkata. väike vaherepliik. ta ei ole üldse edev, nagu ma aru saan, üldse ei taha tähelepanu saada, onju. ma lihtsalt tean, et kui paljud tegelikult näevad vaeva, et oleks see otsasi natuke kõrgem, et tegelikult see on ülilihtne. Et kui sinna teha natuke tupeer alla, on ka noh, väga hea, sest sa saad nagu seda sasides veel tugevama selle. Aga ma tean, et naised tegelikult tahaks mingeid väikseid nippe. Ma aeg-ajalt siin sellises toredas Ingveke Liiloos ma annan teile siis juuksurinippe ka, kuidas sättida juukseid. oi, aga siis tead, mis ma kuulsingi seda, et õigemini noh, kommentaar tuli vaata selle kohta, et sa jagasid kuskil oma 4. osas 5 jupikest ja mina ei teadnud, mis see oli. ja siis, ja siis sa ütlesid mulle ka kuidagi, Merike, sa üldse ei jälgi, mida ma teen. et noh, siis, mis sa mulle ütlesidki, et vaata, et peale seda, et nüüd, kui sa oled juba siin osalenud, et siis hakkasid mingit oma asja tegema. mis oma asja sa teed seal, kus kohas sa esined? Facebookis? no, no tegelikult jah, natuke issand, äkki see kuu-kaks tagasi hakkasin tegema täiesti juhuslikult selliseid väikseid videoklippe, siis minu lihtne elu. Et jagan enda siis toimetuste keskelt selliseid õpetusi ja selliseid märkamisi ja kõike seda jagades enda lugu ja jagades ka vahepeal seal siuksed repliigid, mis inimesi siis nagu aitaks ja toetaks. Ja kõige selle eesmärk on ühtepidi kindlasti aidata inimesi ja teistpidi ka näidata seda, et olla täiesti sina ise. Kuidas ma seal oma kuuri koristan ja kuidas ma seal aias müttan ja kuidas ma seal kivil istun ja mis mõtted mul tulevad ja mul on juba kirjutatud, et ma ootan seda, kui sa teed selle videolõigu enda köögist ja siis mõned on kirjutanud, kuna sa spaasse lähed ja videolõiku ja et tundub, et mõned ikka jälgivad, Merike. ja välja arvatud mina. tead, mis ma tulen sellega meelde, et ma tegelikult hästi vähe olen meedias, küll võib-olla te arvate, ütleme siis mitte sina, aga siin kuulajad,
et ma seal surfan, tegelikult ma teen oma hommikused postitused Facebooki ja siis niikaua, kui mingid asjad seal laevad ja siis ma vaatan niimoodi kiiresti, sest ma jään hästi kähku sinna kinni ja ma ei taha seda, ma ei luba endale seda. Ja ükskord Arusaadav. ma sattusin sinu video peale küll, kus sa noh, seal hullult kõkutasid juttu ja itsitasid hästi kihvtilt ja siis ütled, et kas te tahate mu kuuri vaadata? Mina ütlen, oi, seda ma raudselt tahan vaadata ja siis ma passisin seal. Ja mis siis juhtus, video lõppes siis ära, kui sa näitab, et sa tegid ukse lahti, aga tutkit asja. no Sisse ma ei näinud. sellepärast, et sa vaatasid ainult story't, aga see suunas nagu minu lehele. Natuke peab kaval ka olema. No, okei. et see, kes nagu lehe peal, see ikka näeb kogu muusikat. Okei. No, ju siis ma ei ole ikkagi nii uudishimulik, ma mõtlesin, et las ta olla, kui ei näita, siis ei näita, et mis siis ikka, on lihtsalt. ei, ma näitan ja mis seal kõik välja tuli, oi, 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 oi. Nii kastis oli või? aga siis teistele ka, et kes on huvitatud, siis ma tahtsin just ka seda külge endas näidata, mis üks pool on, kuidas nagu on meedia mind siis nagu promonud või näidanud seda ja kuidas inimesed nagu suhtuvad sellesse kõik on ju. Teine pool on see, et ma tahan ise jagada ennast täpselt sellise, nagu ma olen. Ja sellepärast need videolõigud ka nagu tulid niimoodi mulle nagu hästi kergelt, et kuule, siin pole midagi, ma panen selle otse niimoodi üles, nagu tuligi. Põhimõtteliselt on nagu laivid, ma ei lõika seal midagi ümber ega üle ja nii nagu ma olen hästi sellises omas marinaadis. Ja see mulle meeldib, see annab mulle nagu mingisuguse osa, mille kaudu ma saan jälle elada. Vaata, kui ma rääkisin siin podcast ühes, et need osad on ju, siis see on selline mingisugune jälle sihuke avastatud osa endas. Et see on nagu nii armas, sest ma ei häbene seal midagi, ma olen aus seal ja ma tahangi inimestega samastuda, sest meil on ju, rõõmud on tihti sarnased, mured on tihti sarnased, et ma ei ole kuidagi mingis pedestaalil, et me kõikide oma asjadega oleme tegelikult sarnased. Kusjuures see on väga hea tähelepanek, et vaata, sinusse võiks suhtuda kui umbes nagu ka staari on ju, sa oled käinud seal, mis oli selgeltnägijate tuleproovis. Ja nüüd sa kuidagi võtad inimesi vastu ja vaata niimoodi, kui sa tuled ehedalt nagu inimestele, oma argielust ka, et sa räägid, see on nii nagu mina näiteks ka teen neid videod ja värki-särki, tead, see on nii armas, mulle nii meeldib. Mulle ka. Teie ka selles suhtes ka kuulajad, kes te olete, vaata, kui minuga saadaksegi siis kokku ja siis tavaliselt öeldakse, oi, ma tunnen sind juba, aga sina vist mind ei tunne, aga sa oled nagu oma küla tüdruk. Ja täpselt sama. Ja vaata, kui mugav on neil ka sinule läheneda, kui nad juba teavad, et sa oled tegelikult täitsa tavaline tüdruk, aga sul on lihtsalt anded aidata inimestel iseennast ka leida ja kõiki muid asju. Ja see on nii armas, et jah, et inimesed tulevad kohe siukse nagu sooja tundega, et ta nagu teaks, ta ise ka väljendab, issand, sa ju mind ei tea, aga mul on siuke tunne, et ma nagu tulin oma inimese juurde või tuttava juurde juba. Et on jah, seda sarnast äratundmist, nagu sa just praegu rääkisid. Aga tulles selle laulu juurde ja selle siis tagasiside juurde, mis sa siis ütlesid, et siis jah, seal lõigus ma siis räägingi ja ma selle lõigu lõpus ka laulan. Ma ei ole üldsegi mitte laulja, mulle meeldib väga muusika, aga see, et midagi ise nüüd niimoodi esitleda kuskil laval või kuidagi teistele, ei, kindlasti pigem mitte. Et asi ei ole julguses, asi on lihtsalt, et inimesed väga ei kannata mööda laulmist. Ma ei tea, miks. Ja Merike, sa ise just ütlesid ka, et ma ütlesin, et ma laulan selles Merike, ma ei kannata mööda laulmist. Nii et, aga seal video lõpus on tegelikult hästi seda näha ja see asi ei ole üldse selles, et kas ma laulan mööda või pihta, vaid asi on tegelikult selles, et see laul jõudis minuni niivõrd spontaanselt, niivõrd ehedalt, et lihtsalt avad suu jalutades ja sa hakkad laulma. Ja nii see lihtsalt sündiski. Ja seda laulu ma olen laulnud ka mitte podcastis, vaid vestlusõhtutel koos
rahvaga, siis ma olen seda eraldi seanssidel ja kui ma näen, et see tegelikult see laulmine nagu tõstaks heasse kohta ja see tõstabki heasse kohta, nii et ma tegelikult utsitan inimesi ikkagi laulma, ma tean, et osad lükkavad, ma üldse ei laula, ei. Ja kui nad hakkavad oma ette seda viisi jupikest ja seda sõnu, mis seal on hästi tähtis, laulma, siis tagasiside on olnud küll, et tead, et ma laulangi kodus, mulle täiesti meeldib. Ma lähen a la metsa koeraga jalutama, ma laulan seda, mulle tõsiselt meeldib. Ma olen seda laulu nüüd mõnda aega laulnud ja tead, ma vaatan peeglisse ja mul silmad säravad. Et hästi erinevaid kommentaare on tulnud selle laulu nüüd kuulamise ajal ja et inimesed võtavad omaks, et see kõik asja point on kindlasti on sõnum, aga see, et see heli, mida me ise siis tekitame oma kehas, see vibratsioon, ta nii mõnusalt rahustab, samal ajal nagu tõstab sind kuidagi heasse kohta. Seal ei ole see, et ma teen midagi valesti. See kõige asja point on seda nagu mitmeid kordi laulda, nii et sul on seda mugav, sa ei pea selleks nagu mingit ekstra tegema ja see laul nagu kannab ise sind kuskile mõnusasti paadiga sadamast. Lava on sinu. ei, see on ju mul seal kõik selles podcastis, aga või selles videos number 4, seal lõpus. Aga ma ei ole jah seda, sa mõtled Merike tõsiselt praegu või? Ei mõeld jumal tänada. Tegelikult ma mõtlesin küll, et kui sa soovid või selles suhtes, et mina ju ei käi, ma ei ole seal käinud ausalt. No selles mõttes, nagu ma just ütlesin, et ei saa mööda laulda, sest see südamest tuleb, on ju, et hukka ei saa keegi mõista. Mina nüüd pean teile seda kuidagi esitlema, sest mul isegi hääl pole lahti laul. Ikka pani kohe tanki mind. Et aga seda ma hästi soovitan, jah, teate, pesete nõusid või toimetate naised, lihtsalt laulate vaikselt seda, muidugi, kui seda võib olla väga tihedalt laulda ja keegi kõrval kuuleb, siis võib-olla on küll juba nii, et oota, aitab äkki sellest. aga ise see, kes laulab, see ise fannib väga, seda ma tean. Hästi lihtsad sõnad on. Ma olen armastuse looja, ma olen armastuse jagaja, ma olen armastus. Ja ongi kõik. Ja see tegelikult kogu aeg nagu tõstab sind, juba see sõnum, ma ise loon seda kõike, ma ise jagan seda kõike ja lõpuks ma ise see kõik olen. See näitabki seda, see kõik, mida sa siin sees lood ja jagad, see lõpuks sa oledki. Ma ise olen armastus on siis lõpus või? Jah. Ma kirjutan praegu üles selle ise olen. Ja mis selle 5 oli siis seal? Ja mis see 5 ikka oli? No ma nüüd proovin. Issand, Merike, kuhu kohta sa meid praegu tõid? Ma ütlesin, me oleme pidu, vaata, ega siis pidu ei ole ilma muusikata ja laulu. Ma võin mingit asja sinna. Ja see on ka niimoodi, et seda võib kiiremas tempos teha, seda võid aeglasemalt teha, seda sa võid kõrgemalt teha, madalamalt. Sa võid sinna mingisuguse sellise biidi taha panna ja sa ise tunnetad, kuidas see laul päriselt sinu suus hakkab looma. Ma olen armastuse looja, ma olen armastuse jagaja. Ma olen armastus, armastus, ma olen armastus, armastus. Ma olen armastuse looja, ma olen armastuse jagaja. Ma olen armastus, armastus. Ma olen armastus, armastus. Ma olen armastuse looja. Ma olen armastuse jagaja. Ma olen armastus, armastus.
ma olen armastus, armastus. issand, kui ilus, ma laulsin kaasa, ma ei tea, kas sa kuulsid. No vaata, see ongi selline lugu, et kui see nagu tuleb sul südamest, see võib minna täiesti sihuke, ma olen armastuse looja, looja, ma olen armastuse jagaja, jagaja, ma olen armastus, armastus, ma olen armastus, armastus ja siis tunned, tahan nagu veel power'iga, siis panedki ma olen armastuse looja, looja. ma olen armastuse jagaja, jagaja. ma olen armastus, armastus. ma olen armastus, armastus. No nii, siukene koht on ka nüüd elus ära tehtud, et pannakse tšah, hakka nüüd, et isegi lauljad ei pane niimoodi otse, nii et see, kes laulja nagu no kuskist otsast nagu väga ei ole, aga sisemiselt ta pulseerub küll muusikast enda arvates. Nii et see asi on ka siis elus ära tehtud. Aitäh sulle, Merike. Aitäh sulle, Hindrekeli. Bravo. No vot ja seda sa võidki ja seda ma olen laulnud ka hästi kõrgelt ja see on ka siuke hästi mõnus, kui sa hääle paned, lähed kõrgemaks onju, siis see vibratsioon siin on täiesti teises kohas ja sa võid minna täiesti madalaks, sa tunned, kuidas see nagu siin kohas see kõik on, et hästi pull on ennast tegelikult kogeda erinevates nagu noh, ma olen ise ju siuke tervendaja ja tajuja nagu hästi kehaline ka, et ma tahan seda, et ma päriselt nagu sõrmeotsad valutavad, tuksuvad onju, kõik kuidas siit see nagu toimib onju, et ükskõik mis situatsioonis, et mul hästi palju see keha annab seda tunnetust nagu kaasa ja see sõnum on nagu hästi nagu lahe, inimesi nagu tõstab, et lõpuks paned juba siia võib ju mingeid trumme juurde panna, siin võid kõristeid, ma ei tea, marakaid, kas läbi ette, et sa tunnedki, et jumal äge, sest ma aeg-ajalt lastega laulan ka väiksemaga, teised ütlevad, ema, nii creepy, ära tee. et siis kui ma ütlesin, et kuule, ma isegi olen videolõigust teinud, siis 10-aastane ütles küll appikene. aga noh, õnneks mind see väga ei mõjuta, aga jah, et väiksem tüdruk küll kohe. Me laulame seda, ma olen armastus. ja siis tal enda keha hakkab ka kohe nagu mõnusalt sinna kaasa tantsima, nii et naised, mehed, laulge armastusest. Kusjuures sellel on väga hea sõnum küll. Ma panin sellist asja tähele, et alguses sul oli veitsa ebamugav, et sa ütlesid, et ma ei tea, mis nüüd mina. Aga näed, sa ei saanud pidurdama nagu kuidagi, sellepärast, et tahtis nagu tulla veel ja veel ja veel. Aga ta tulebki, ta hakkab täiesti nagu oma kohta otsima su sees niimoodi. Ja siis tunned, mul tuleb nagu, kui see lõpuks nagu see, et ma olen armastus, sa laulad ja siis sul tuleb, issand, aga see nagu tulebki, see tuleb nagu laviinina, siis ma lase nagu see veel välja, et see on nii tähtis nagu, et ta nagu kuskilt hakkab minema. Nii et seal ei ole seda kohta, et kui et kuskilt nagu hääl korraks katkeb või korraks kuskilt läheb nagu värisema, jumala fine, sest see ongi äge, sest sa oled elus inimene ja kõigil see asi toimib, see ei peagi tulema nagu lindi pealt ja nagu nii perfektne, et sa ei usu ka ise enam seda, et me peamegi olema natuke konarlikud, natuke sellised, siis utsitame teisi ka kõiki seda kogema. Ja kusjuures laulad väga ilusti. Ahah, oi, aitäh. Jah, oi, ma ei oskagi seda vastu võtta praegu, sest ma ise on mind koorilaulust lapsena on ka välja visatud, nii et ma ei oska seda vastu võttagi nii. Ma arvan, et sa lollitasid lihtsalt seal. Tegelikult jah. Väga õige, lollitasin, tahtsin varem juba ära saada, panin seljakoti selga, siis õpetaja sai pahaseks, siis ütles, et no kui sulle ei meeldi, siis sa võid ära minna, siis ma ütlesin, väga hea. Ma panin seljakoti selga, läksin ära, jah. Kuule, tüdruk, naine, laulja, esineja, selgelt nägija, kanaldaja. Oi jumal. No nii, pidu läheb käima. Laul on tehtud. Nii, Merike, pane nüüd gaasi. Mis sa soovid veel? Aga tead seal nii armas, kui me natuke nendest minu videodest veel räägime, siis nii armas oli see, et ma
ma isegi sellest oma kolikambri koristamisest leidsin üles ühe maali, mida ma olin maalinud, esimene maal ja viimane, mida ma olin maalinud. Ja ma panin selle lihtsalt sisetundest, et ma teen sellest oksjoni ja see läks kohe ära. Nii et, ja inimesed ütlesid, et nad jäid ilma ja nüüd on järjekord, ma pean inimestele hakkama maalima ka, nii et see on see erinevad osad, inimesed, mäletate, mis ma rääkisin, et ei ole üks suur osa, kui see ükskord põmm nagu lõhkeb, siis meil ongi nagu, et elu on läbi. Meil on erinevad osad, seda rohkem me oleme mitmekülgsemad ja tasakaalus. Kuule, aga räägigi erinevatest osadest, vaata kui huvitav. Nii. Siis kui ma analüüsin inimesi näiteks, siin alles üsna selline värske juhtum, siin lähi 3 nädala sees, ma lihtsalt ei taha mitte ühtegi klienti praegu, et nad mitte keegi ennast ära ei tunneks, aga hästi tugev nagu koht oli suguvõsa karma nagu õppetundides oli selline asi, et talle nagu sobivad kõik käelised tegevused ja klient ütlebki, et tal ei ole absoluutselt mingisugust käelist tegevust, no lihtsalt ei kisu. Ja siis ma mõtlesin nagu kohe nagu üldse ei ole või. Et no ta ütleb, ma ei tee käsitööd ja siis ma mõtlesin, et okei, aga kas sul nagu lillepeenardega, no ütleme, midagi õues meeldib teha, näiteks istutada või siis Jah. saad aru, siis ta pärast ütleski mulle kuidagi, et jaa, mul meeldib aeda nagu kujundada, et sellel mul on väga hea nagu silm ja kõik sellised asjad ja siis ma mõtlen ka, et oh jess, et mõtlesin, no kuidas see number nagu nii valesti võib nagu mängida, aga ei, välja tuli. Samamoodi näiteks nii nagu sa ütledki, erinevad osad. Jah. Erinevates vanustes võivad ka ju tulla mingid erinevad sellised, noh, ütleme jälle midagi täiesti uut. Ma olen kuulnud ka, et mõned hakkavad ratsutama näiteks, pole kunagi ratsutanud, kardab kõrgust ja mingi hetk ütleb täitsa pekkis nagu, kiskus nii hullult ja kõik hakkas nagu, võib-olla tuleb sul mingeid mõtteid või näiteid elust? Ma nii palju võin kohe öelda, et kindlasti vanusega me neid osasid ka rohkem otsime, sest mingi vanuses me ju tahame päriselt teada saada, mis on veel midagi siin elus, mis mind sütitab või paneb selle südame rohkem põksuma, et mis me hakkame ennast rohkem nagu avastama. Ja üks siuke armas lause tuli mul ka enda podcastist number 1, et ja ma isegi mäletan, ma seda ütlesin, aga kuna täna ma kuulasin seda podcasti järgi, sest mõtlesin, et ma ei kordaks ennast, siis ma kirjutasin sellise asja üles, ära loobu ennast avastamast. Ja see ongi see, et see on nagu, miks ma pidin selle kirjutama ja miks sa just praegu sellest räägid, eks ju, noh, me ei tea, kus need pusletükid on meile antud, aga see on hästi oluline, see enda avastamine ja kui meil on elus selline koht, et no ei tead, ei viitsi enam midagi teha, ei ole nagu sellist, et nagu okei, üks teeb seda inimene või noh, ma ei tea, käib suusatamas, nii meeldib, mõni käib uisutamas, nii meeldib, mõni siis teeb käsitööringis neid savikausse, et noh, igaüks leiab selle mingisuguse asja, mis talle väga meeldib, kas see seltskond meeldib, kas see, et käin korraks kodust ära, kas see, et ma midagi oma kätega valmistan, ükskõik, või see, et ma panen ennast proovile ja väga paljudele sobib tänapäeval, ma vaatan see pingutamine, et inimesed on läinud suht laisaks, ja ise ka siin kaasa arvatult, et kui me peame mingit asja pingutama, siis me leiame ka uue osa endas ülesse, sest sellises mugavas olemises me väga ei leia neid osasid ülesse, et me peame ikkagi nagu pingutama, proovima, katsetama, et aga kust kohast tuleb see esimene siuke inerts või kust tuleb see, et ma tahan, see ei tule ka kuskilt, et kui sul on kogu aeg ju mugav, tore, see esimene inerts võib tekkida see, et sõbranna kaasab juhuslikult on ju. See võib tekkida see, et sa lähed lahku ja siis sa hakkad ennast otsima või vaatad peeglisse, no nii, nüüd ma hakkan niimoodi elama, on ju, et ma sain vabaduse ja kõik on ju. Ja siis sul on see inerts on ju hästi palju ennast katsetada ja proovida. Siis võib olla see, et sa saidki sellisesse vanusesse, kus su lapsed said suureks ja kolisid välja. Ja siis mõtled, oota, aga nüüd mul on ju aega iseenda jaoks. Mida ma siis võiks teha ja mis oleks see, mis mind siis nüüd rõõmustaks. Ja noh, neid erinevaid inertse oleneb siis elu sellisest perioodist, aga sa leiad selle, et hästi tähtis on just proovida uusi asju, uusi tegevusi ja me ei saa öelda, et see mulle ei sobi, kui ma ei ole seda proovinud ja kui see mul kohe ka välja ei tule nii, nagu ma võib-olla
visuaalis või mingis mõttes nagu kujutan, ma olen ikka selles kehva, on ju, siis me ka hästi kiiresti hindame ennast, on ju. Et ei, aga see ongi, ma harjutan alles seda, ma teengi seda, et ära kohe ka hinda ennast nagu kehvaks ja halvaks ja kohe jätan selle asja nurka, sest läbi sellise pingutuse, kui keha saab aru, ahah, sa nüüd panustad sellesse kohta, sellesse, ütleme, mingisugusesse erialasse või spordialasse, see ei tule kohe niimoodi nipsti, on ju. See tuleb ikkagi läbi pingutuse, siis kui sa oled selle ära teinud, et siis sa tunned seda, et ma nii naudin seda, et see pani mind kuidagi teistmoodi tundma ennast kehas, teistmoodi mõtlema, isegi teistsugused inimesed jõudsid mu ellu, et see on nagu hästi, hästi nagu äge, et selle erinevate osade leidmisega iseenda sees toimub väga palju muutust ka väliselt. Mina olen tähele pannud sellist asja, näiteks nüüd täna sinuga vesteldes, siis me käisime elukaaslasega poes, noh, me ikka käime poes, on ju, aga mul jäi silma kuidagi Te ei telli, vaid ikka käite ilusti poes. mina ei ole tellija tüdruk ja ma käin harva poes siis, kui mul on midagi konkreetselt vaja. Nüüd läksime koera toitu ostma ja siis vaatan seal just need asjad, vaata see, mina ei tea, kuidas neid asju nimetatakse, kuhu peale maalitakse. See asi. No molbert või selline, jah. Molbert ja siis jalg ja siis vaatasin ja mõtlen, et ma olen alati unistanud, et ma võiksin joonistada. No maalida, ütelda niimoodi. Jah, kunagi ma isegi olen seda teinud ja ütlesin mehele, et okei, jätame meelde, et siin on. Et ma tean, et praegu mul tulevad kiired ajad, aga noh, et ma tean, kus ma selle saan. Ja sina räägid nüüd, näed, et sa käisid koristamas. See, miks ma seda kõike räägin, on see, et vahest tulevad meil märguanded, et keegi räägib kuskil midagi. Sa oled korraks mõelnud seda, siis läheb aega mööda, keegi räägib neid asju ja siis tegelikult mina ütleksin ka, ma arvan, et sa kindlasti räägid sama juttu. Need on märguanded nagu universumi poolt, et sa peadki sinna seda atra hakkama seadma. Üks asi on märguanne, aga teine asi on see valmidus sinu sees, sest muidu sa ei märka, kui sa ei ole valmis, siis sa ei märka ka. Sinu sees peab olema ka nagu valmidus sellega ühendusse looma, sest mõni jookseb lihtsalt mööda, koperdaks selle molberti otsa ja paneks minema, issand jalus siin on ju. Aga sul peab olema endal ka see koht nagu valmidus, sest mina jälle olen see, kes on see energiate austaja ja tunnetaja ja et kõik on nii energias nagu kinni, et kui su sees on energia seda vastu võtma tegelikult. See, mida ma räägin võib-olla siin, et mis mina, mis see on ja see on üldse teine asi. Aga kui toimub see ühendumine ja sa tunned, see märk on ju, siis tegelikult näitab, et sa oled valmis seda juba vastu võtma. No vot. Ja see on sama nagu, kui sa mäletad neid aegu, vaata, kui rasedad olime. Noh, võib-olla nüüd ühel ajal, aga siis nägid iga kord rasedaid naisi ja mõtled, kuidas see võimalik on, et ühel ajal kõik on nii rasedad. Täpselt ja on ja kõik on kärudega ja kui endal juba suurem, siis ei märka mitte midagi. Et jah, see on ka ikka, et sa oled energeetiliselt selles kohas, see tõmbab, sa näed, sa märkad, muidu ei üldsegi mitte. Nii et tegelikult need samad üldse mitte maha tehes, ma praegu räägin lihtsalt loo, mina ja kivimid, ametüst, minu siis esimene kivikene jõudis ka minu juurde niimoodi. Ma olen siin öelnud, et isegi mul on siin kivi sees enda veri ja see ei ole niimoodi, et ma oleks nagu tükeldanud ennast ja 3 tilka verd andnud, vaid lihtsalt see oli selline lugu, et noh ka et kuuled nendest kivimitest ja nii tore ja noh, ilusad ka, vaadake, säravad ja kõik on ja siis kuulsin, et neid peab päiksega laadima ja nii edasi. Ma panin kohe ikka ilus päikseline päev, suvepäev panin õue laadima. Ja siis tegelikult need ju kristallid siin paisusid selle sees, selle kuumaga ja see oli ikka päris kuum päev. Ja siis ma võtsin selle kätte ja siis see murenes mul nagu siit klõks ja lõikas sõrme, nii et siin on üks sükene tumedam koht, kus on siis ma olen siis enda verega selle ära ristinud, et see mul kogu aeg nagu käib nagu kaasas ka minu teraapiates, nii et ükskõik, kes siia jõuab ja minuga siis selle usalduse loob, et tuleb minu juurde, siis see ametüst on alati selles tervenduses kaasas. Ja miks ma nendest kividest räägin, ongi seesama see energia. Nii et minu jaoks on tegelikult, siin on teinegi, ilusad. Iseenesest ilusad ja igale kivimile on pandud ka mingi nimetus. Nii nagu ka tegelikult numbritel on ju, et üks number tähendaks seda või teist on ju. On pandud ka kivimitele nimetused on ju. Ja see ongi see, et kuidas inimene sellesse nüüd usub. Sest minul on see, et minu usk on see, kuidas mina ise tunnen ennast hetkes. Et kui mina ümbritsen ennast selliste ilusate asjadega,
selle kivimiga näiteks või siis näed, on mul see helid, mis tekivad ilusaid kill-killi onju. no kasvõi siin näed lambanahad. ma ümbritsen ennast selliste asjadega, mis mulle nagu meeldivad ja mu energiat toetavad, siis see ongi tähtis. Muu ei olegi enam tähtis, et meil on väga oluline see, et see asi looks minuga mingisuguse emotsiooni. noh, näete, onju, siin kausikene, panen selle peale oh! nii ilus, onju. noh, näiteks ja kui ma näen kui ma näen, noh, ma hästi lihtsa näite toon ja kui ma näen seda, mis mulle nagu meeldib, onju, siis mis mu sees toimub? mul on hea olla. kui mulle ei meeldi midagi, mind hirmutab, mu sees ju muutub ka nagu see minu olemine muutub nagu ärevaks, onju, ebameeldivaks ja mis on siis see energia minu sees, et ennast ilusate, heade ja toetavate asjadega ümbritseda on väga tähtis. nii et mina nagu otseselt neile nimetust ei panne, et ametüst loob sinust seda, aga ta tekitab minus hea tunde ja sellest mulle täiesti piisab. selline lõik nüüd sulle, Merike. nii lühike jutt oligi, jah? ei noh, siuke ta tuli. et lihtsalt nende kivimitega, et noh, et kui meil see aastad tagasi, siin 10-15 tulid kuidagi eriti need kivimid ju noh, poodidesse ja ohoh, siin mul aken lahti on siin kuulda, et põristavad sinna autod, et tulid poodi ja kui palju me nagu noh, jagasime seda tunnet, et see kõik nüüd teebki mu elu ju palju lihtsamaks, paremaks, mingis situatsioonis mul on ühte asja vaja või teist asja, siis me väga mõtlesime, et nii ongi. Aga ma kuidagi tahan tunda, mulle antakse jumalast märku seal praegu. et vaata, kas sa nüüd räägid seda või ei räägi, aga mina räägin niikuinii siin podcastis oma tõde, siis mina nagu ei ole andnud neile sellist tähendust, vaid minu jaoks on see, et kui nad loovad mulle hea tunde, siis minu energia on hästi tasakaalus ja ma saan seda jagada nagu hästi ka teistele. Minu point on see nagu. Mul on ka tegelikult need asjad väga olulised. Ma just vaatasin mul endal ümberringi, mul on ka tellitud, no mul meeldib selline hullult, see on tegelikult ripatsiks. Panengi ahaa, no sul on ka ametüst seal. Ja ma hoian seda tavaliselt läpaka peal, siis kui ma olen töö ära teinud, siis ma panen ta läpaka peale ja siis ma ise arvan, et ta lihtsalt puhastab energeetiliselt seda. Aga see ongi, vaata see, mis see tunne, sa nagu ise annad selle impulsi, ma panengi tagasi, see impulsi on ju, see ongi kõige tähtsam. See, et me võime täiesti tänavakivi, mis ka sillerdab ja on jumala äge on ja sa paned selle tasku ja sa sellel hetkel tunned, et mulle nii meeldis. Pane sellele mingi energia sisse. Selles mõttes, et see toetab mind näiteks sellistel hetkedel, kui ma tunnen, et ma olen nii ärevuses ja ma pean midagi esitlema või midagi tegema. Pange nendele isele kivimitele energia sisse. Tegelikult on sama asi ja kui ta su peatab, ta sulle ta ei peata sind niisama. Ta on ka nagu mingisugune märgiline. Ta ei pea olema see kindlasti mingitest kivimipoodidest. Me võime ise need endale leida enda juurest. Et seda ma tahtsin nagu kuidagi öelda, et inimesed, et kuidagi uskuge rohkem enda energiasse, kui te kuskile panete selle energia, uskuge rohkem sellesse. See toimib teile kõige paremini. Kui see, et me väga palju kuulame kuidagi võib-olla ka teisi, noh, jah, on hea kuulda. Mulle ka meeldib aeg-ajalt kedagi kuulda. Ma ei ütle, et ma oleks kuidagi, et minu tõde ma teisi ei kuule aeg-ajalt, on ju. Kas mõnega resoneerud, mõnega ei resoneeru. See ongi lihtsalt nii. Et minul lihtsalt on see, et kui ma saan inimesele võimalikult lihtsamaks elu teha, siis mulle juba see sobib, et ta ise tunneb ka, et ei peagi siis või, et nii saab ka või, kuidagi nagu, et jaa, muidugi saab, et ära, noh, tahaks natuke nagu tagasi tõmmata inimesi, et ärge mingite asjadega nagu väga liiga nii sisse, proovige nagu ise leida see asja nagu tuum või point ja pange ise energiat nende sisse, vaata, katseta, kuidas sul toimib see, andke teada. Nii, kui mingi ilusa merekarbiigi leiate kuskilt rannas jalutades ja pane sellele mingisugune nagu energia või sõnum taha, et kuidas see sinu elus toetab. Jaa, täpselt nii. Tead, mul tuleb meelde kooliaeg või ma arvan, see oli kooliaeg. Mul oli pikemat aega oli üks käbi oli taskus ja siis ma keerutasin teda alati sellistel, noh, käsi on ikka taskus ju.
ja, keerulistel hetkedel tahtsin ütelda ja siis ma nimetasingi seda õnnekäbiks. Ja siis, kui see ükskord mul ära kadus, siis oligi, õnn oli kadunud ja siis ma pidin uue käbi saama, aga õnneks käbisid oli nii palju. Ja ma mäletan ka kellelgi, ma ei mäleta siis kellega ma seal rääkisin, aga siis temal oli tammetõru, oli selline ka õnne tammetõru. no Nii vot, et aga see on ka, et laps on tegelikult või noor inimene sellel ajal ei olnud nii teadlik võib-olla nendest, noh, et see kivim tähendab seda või teist. ta võttiski oma selle intuitsiooni, see lihtsal kujul nagu ta oli, ta tegigi selle endale väga tähtsaks asjaks, onju. ja kui mingi see asi ära kaob, siis ka tead, et see energia sai sellele otsa ja tulebki uus võtta, et ei peagi jääma kuskile paanilisse kinni. Oh, see on kadunud ja see on kadunud ja ma ei tea nüüd, mis siis saab, onju, et ärge andke sinna nüüd a la 3 tilka nagu verd ja oma hing sellele, et nüüd kõik nii, vaid elu peab olema kogu aeg nagu kestev ja muutuv ja see on kõik okei, et kui miskit no,, mis oli sulle tähtis, kaob ära, noh, mitte me räägi inimesest, me räägime asjast, onju, siis nüüd ta elab uut elu, nii et laske ilusti vabaks ka, et ärge jääge kuskile kinni, et vahest inimesed nagu peavad midagi ülitähtsaks ja kui see ära kaob, siis ta ei suuda nagu lahti lasta, võib-olla on ka sellel inimesel siis ka suhetes paanika. Ja natukene, et ei laseta lasta lahti. vaata, kui hea tähelepanek tegelikult ja see on see kontrollivajadus ja siis, kui minu poole pöördute ja siis ma vaatan teie numbreid ja siis ma näen kohe, kui on väga palju 4-sid ja 8-sid, siis on väga tugev kontrollivajadus. Ja kui on näiteks sündinud 15. päeval või 6. päeval, siis on noh, ja millest me täna räägime, muudame teemat, tahaks teada või? tahaks teada, ma tahan alati teada. nii 15, nii. 15 on alati selles suhtes, et enesehinnangu probleemid võivad kõikuda või enesehinnang võib kõikuda üles-alla ja seda ka, mis on 24. temal võib-olla vähem, aga noh, ehk siis vaata, kui tuleb kokku lihtsalt 6 ja selles suhtes on hästi kihvt, et sa seda räägid. Sest väga paljudel näiteks, kes ei ole sündinud 6. päeval või 15 või 24, siis neil võib olla see kuskil näiteks kas aasta kokku liidetud, võib-olla elude number, võib-olla Ja. karmavõlg ja mida iganes. Mulle nagu väga meeldivad su selles suhtes näited, et nii lihtsatest asjadest me saame lihtsalt teha ilusa asja. Ei pea selleks minema, ma ei tea, Stockmanni või ma ei tea, mis poed seal kõik on või siis see, et mul ei ole raha. Ilma rahata saab nii palju asju teha. Lihtsalt võta vanameelt kaelast kinni, anna üks plaksuga musi ja ütle, et kuule, elu on lille. Et saad aru, sellised nagu lihtsad ja see, mida ma ise praegu mõtlen, ma ei tea, miks nüüd see jutt praegu läks, aga see, et me nii. justkui nagu oleme mingites pikkades suhetes või koostöös või oleme nagu tööelus ja siis on kogu aeg vaata selline tunne, mitte kogu aeg, aga tekib mingil perioodil selline tunne, et nagu kogu aeg üks ja sama, üks ja sama, üks ja sama, aga tegelikult meie ise saame selle elu teha tšillimaks. See on sama nagu lapsena tuled koolist, tin-tin-tin-tin ja näed poriloiku, hüppad keset poriloiku, vau, lahe. Et miks mitte täiskasvanuna ka täpselt sama asja teha. ja, Ja, ja. ja no üks asi, mis mul praegu meelde tuleb, on see, et tahtsin muidugi sult küsida, kas sul on ka klientidega olnud selliseid olukordi, et kui ta tuleb, on pöördutud niimoodi, et tal ei ole enam nagu mingit nagu ütleme, kas elutahet või tal on nagu, no ta ei tea enam, mida ta tegema peab. Et mina numeroloogina muidugi vaataksin kohe ta numbreid ja tead, kui huvitav, ma kohe annan sulle sõna, aga vaata, võib-olla sa saad mõtteid siit ülesse. nii. Siis nii paljudel, ma ei mäleta täpselt, mis number see oli, aga tuleb meenutada, mida sa lapsepõlves soovisid teha ja täiskasvanuna hakata seda tegema. Ah, seda ma olen isegi öelnud. ja teatud numbritel on see väga kõvasti sees ja mul on millegipärast selline tunne, et kas on 14 või 19, äkki on mõlemad, aga no mitte kõikidel, seepärast et vaata paljudel energiatel ehk siis numbritel, numbrid ongi kõik energia, on see olemas see lapse meelsus nagu heas mõttes, nii nagu sinulgi. Ma ennast pean ka väga selliseks nagu tšiki-priki tädiks, mul tuleb kogu aeg ikka aeg-ajalt tuleb selline, vau, näen ennast vahepeal, lollitan peegli ees ja jätkan elu. Aga on teatud inimestel, kellel nagu rutiin kõik tapab, mis teil viga, vaata, te muudkui naerate, teil on nii chill, aga no, saad aru nagu sellised asjad. saan väga hästi aru ja seda ma olen ise ka välja öelnud ühes saates ka, et nii tähtis on see lapsemeelsus, et aga see lapsemeelsus on ka ju väga suur julgus, et ja see on ka kohati ka eneseületus ja kohati ka enesearmastus, seal on nii palju selliseid kohti,
et kui osad on sellised noh, ütleme siis, et nagu lapsemeelsemad on ju, et lollitavad ja naeravad, teevad võib-olla mõnest mingid jaburaid nalju ja mingid situatsioonikomöödiaid hetkes ja ükskõik mis on ju, siis see näitab seda, et inimene tegelikult on heas kohas iseendaga ja tal ei ole nagu lapsepõlves väga ära kärbitud seda kohta, et ei, et see, kes sa oled, on ju, ei ole päris õige ja see ei ole päris hea ja et see kindlasti viitab sellele, kui ollakse väga tugevates raamides, et tegelikult võiks hakata lahti muukima seda, mis nagu lapsepõlves oli, et miks sa ei saanud olla selline rõõmus laps. Miks sa ei saanud olla sellises hetkes noh, spontaanne, et see tuleb nagu tihti tegelikult kaevub sealt välja. Ja me ei peagi kõik olema sellised naerusuised ja me olemegi erinevad, see on ka lahe, aga see, kuidas ma ütlengi, see enese siukene leidmine läbi siis ka sellise nalja võib olla ka selline, et sa just ei taha ennast avada ja teed kogu aeg mingi asjade üle nalja, aga mis tegelikult sa sees on, seal on nagu kaheti asju, et tahaks õudselt nagu isiklikult läheneda alati inimesele, et mis see täpselt nagu on ju. Aga ise olla eeskujuks mingil määral, et olegi see, kes sa oled ja tuleb nii, nagu mina siin oma lauluga letti tulin, hääl lahti laulmata ja see valmidus olemata, et ma päriselt hakkangi laulma ja tuleb nii, nagu tuleb, on ju, et selles kindlasti kõiges on nagu häbitunnet nagu vähem kui inimesel, kes ei ole võib-olla endaga teinud siukseid nalju ja olnud lõbusamas sellises kohas, sest mina ei kujutaks ette, et seda nalja ja lõbu minu elus ei oleks, sest ma ei tahaks, ma ei taha seda elus, sest ma tulen siia ellu ju okei, me ei tea kunagi, kuhu perre me nüüd siis satume. Võib-olla ütleme level 2 on ju, hingetasandilt me kõik valime ja teame ja teadlikult ja nii edasi on ju, aga võtame siuke hästi lihtsalt see level 1 on ju, me ei tea, kuhu me tuleme ja saame kõik need kogemused ja oleme need, kes me oleme siis sellises rasketes võib-olla lapsepõlve traumades on ju, et aga ka selles kohas kui sa oled suurem juba, sa tegelikult selle lõbususega ja kõigega sa võid avada selle lapsepõlve ka, aga su kõrval peab olema toetaja, juhendaja, see, kes on ise oma lapsepõlve tervendanud või siis tunneb, et tal ei ole mitte midagi, aga me tihti nagu arvame seda, et kõigil on mingisugused omad kohad, on ju, et selline juhendaja, terapeut, kes on tegelikult ka päriselt tegelenud enda lapsepõlve siis traumade või kohtadega, siis tema on hästi hea toetaja sulle, et tule siit edasi ja teeme need emotsionaalsed kohad kõik nüüd ära, käime siit läbi, teeme selle ära, aga sa elus enam ei pea neid asju nagu läbi tegema. Miks ma seda nagu räägin, sest ma tänaseks olen sellises kohas nagu sõbraks isendaga, sellises koolituses, kus läbiviijaks on Ave Losman. Tervitan teda siinpool. Ja seal me tegelemegi siis sisemise lapse töötoaga. Tal on siis pilootkoolitus praegu meiega ja sügisest hakkab siis tegema. Ja seal on ka, et nii huvitav on, see on see meil on nüüd 4 korda ära olnud, on ju, 6 on kokku ja seal, mis siis kõik nagu lahti koorub ja seal on ka, et me tegeleme selle asjaga, vaatame silma sellele olukorrale lapsepõlves, vaatame silma emale, vaatame silma isale, tunnetame need asjad läbi. Ja pärast seda need emotsioonid jõuavad neutraalsusesse ja sa mõistad, sest ennem ei tule mõistmisi, kui meil emotsioonid ei lähe neutraalsusesse. Meil on vaja saada nagu siuke nagu rahulik foon enda sisse ja see ei tule niimoodi, et me lihtsalt tableti järel, eks ju, see ei tule lihtsalt nii, vaid me oleme emotsionaalsed olendid. Me kõike kogeme emotsionaalselt.
on see lõbus, on see kurb, on see ärev hetk, hirmutav hetk, kõik on emotsiooniga seotud. Ka mingid uued asjad tekivad ka hirm ja ühtepidi põnevus ja mis siis nagu emotsioonid meie sees on. Me ju kogeme päevas tohutult palju emotsioone. Need ei pea olema nagu väga suurelt läbi elada, aga me kogu aeg mingis situatsioonis me kogeme emotsionaalselt. Kas või rääkides kellegiga, ma ei tea, kohvikulauas, ikkagi tulevad emotsioonid. Kas need on nagu rõõmsad või negatiivsed, on ju, või positiivsed, negatiivsed, on ju. Seda me ei tea, oleneb siis sellest jutuajamisest, on ju. Aga et sa jõuaksid nende lapsepõlve teemadega neutraalsesse kohta, nii et sa saad mõista. Ja vot see on nagu huvitav koht. Siis sa saad nii ägedalt fannida, sest sul on nagu see läbi elatud, saad aru, oli see, mis oli. Mul on pillid kokku pandud ja nüüd ma tunnen, et ma saan draivida, ma saan sõita oma elu ja mul ei ole enam seda seljakotti selliselt taga, et jah, mul oli ju nii, näed, ega ma ei saagi rõõmusta, mul oli kõik nii raske ja või et või oli siis kellelgi peres väga rasked asjad. Ja lõppkokkuvõttes kõigil on mingisugused omad raskused lapsepõlves olnud, kõigil, ja see käib ka elu juurde. Aga neid läbi kogedes, läbi niimoodi protsessides, ja saad aru, et nad enam ei mõjuta mind täna, nad ei mõjuta mind mingites valikutes, vaid ma olen nagu hästi mõnusas kohas, ma olen endaga ühenduses ja ma saan teha valikuid läbi sellise sisemise lapse või siis ma praegu kasutan sisemine laps, on ju, läbi siis enesetunde, et ma ei ole nii tugevalt mõjutatud, sest väga suur juurpõhjus kõigil inimestel on ikkagi see koht, et me ei ole väärtuslikud. Sest seal selle väärtusetu tunde kasvatab meil nagu sealt lapsepõlvest, meil kõigil olid kiired ajad, samamoodi emad-isad käisid tööl, on ju, ja et juba selle koha pealt tekib, et mul ei ole kellega jagada või keegi ei jõua äkki minu, ma ei tea, üritustele või kus ma siis lapsena midagi näitasin, ma ei räägi praegu iseendast, vaid üldiselt, on ju, et see väärtusetu tunne, see ei teki see, et ma saan füüsiliselt, on ju, nuhelda, vaid ka see emotsionaalne, et mind ei panda tähele, minu asjad ei ole tähtsad, on ju, ja siis minu valikud edaspidi on ka sellised, et mul on see kõik veel siin nii sees emotsionaalselt, et parem ma jäängi taga taustale ja siis mul on hea rahulik olla. Kui ma tulen ettepoole, kuidagi välja paistan, siis appikene ma olen nii avatud, et ma ei julge seda emotsiooni jälle kogeda, kui mul oli raske lapsepõlves. Ma nutsin võib-olla paar tundi järjest nagu südamest, et keegi ei kuule mind, keegi ei pane tähele, keegi ei kallista mind või ükskõik mis on ju. Siis ma täna ka suure inimesena, 50 aasta mehena, ma tunnen seda, et mul on kõik olemas, aga ma ei ole õnnelik, ma ei ole iseendaga ühenduses, ma ei tea, mida ma päriselt tahan ja tegelikult on see, et ma tahan näha, kuidas minu sees oleneb, näiteks, et ma olen 50-aastane Kalle, et mu väike Kalle saaks ka tähelepanu, aga ma saan täna seda ainult ise talle anda, ehk ma viin ta siis iseendaga kokku. See tähendab seda, et alateadvuselt toon ülesse, mis vanuses ta on ju, ja hakkan läbi selle natukene kogema, tunnetama, mis mu elus oli siis, kuidas ma siis tundsin ja nii edasi. See hästi põnev koht on see lapsepõlve ja iseendaks saamise lugu, et lapsepõlve traumade siis tervendamine, et lapsena on ka, meil on elu natuke must ja valge, ega siin suurena meil toimub rohkem mõistmist, on ju. Lapsel on nii, et kas ta on õnnelik või siis kurb või siis on natukene igav või nii. Ta elab hästi nagu sellistes, nagu kindlates emotsioonides ja kindlates nagu tegevustes ka. Et tal ei ole siukest nagu umbmäärast asja väga, et laps on nagu nii elab hetkes nagu loomad, koerad, kassid, et kõik on hästi, see on hullult hästi, hüppan, kargan, nii õnnelik on ju. Et laps on samamoodi ja isegi kui ongi väga ilus lapsepõlv on, siis me kurbust oleme ikka tundnud, on ju, et see on loomulik ja selle baasemotsiooniga kurbusega näiteks sinna sisse minna ja tervendada see koht ära lapsepõlves ja tänaseks saad aru, okei, ma 44-aastasele Tserlile ei luba täna seda, sest lapsed vajaksid rohkem tähelepanu, ema-isa juures peaks rohkem käima, kõik asjad. Ja siis vaatad, okei, ma saan hakkama, mida mina virisen, on ju. See on nii tuttav tegelikult, on ju. Aga nüüd, kui ma olen kohtunud oma selle 3-4-aastase väikse Tserliga, siis ma tean, et ei, ma ei pööra talle selga, ta on ka oluline. Nii, väike Tserli, mis sa tahaksid täna teha?
ja siis oled ühenduses, oh my god, kui äge. Mul tekkis see lapsemeelsus sisse. Ma 4-aastasena oleks tahtnud seda kogeda või seda või seda või sihuke äge mõnus olemine tekib sisse, selline lapselik olemine. Et kui me räägime lapsemeelsusest, siis me peame jõudma kõigepealt selle lapsega ühendusse, et lapsemeelsus ei tähenda tihti lapselikkust, sihukest olekut, vaid tegelikult see meelsus, me jõuame, aga me peame olema ka kuidagi ühenduses, et siis läbi see emotsiooni saad sa ühenduse. Nii et selline kiire lugu siis sellest lapsemeelsusest, ja sellest, et on olemas ja tulemas huvitav koolitus saada sõbraks iseendaga ja siis läbi sellise lapsepõlve luua see kõik. Okei, ehk siis selline koolitus on tulemas, millal see on? No Ave ju teeb meiega praegu pilootkoolitust, Ja. ta vist rääkis ka esimeses või teises sellises, et kutsus üles, nii et meil on ju 3 inimest või sealt grupist on praegu ka sinu kaudu, kus Ave selle välja hõikas ja nüüd siis on, Ave vist räägib sellest ise, aga sügisel siis see nagu tulemas jõudsalt, et meiega siis käib see praegu. Nii et ma saan nagu jagada seda infot, mida ma praegu ise olen siis kogenud ja põnev on. Ja ma ütlen, et me ei luba iseendale, kuule emale ma samamoodi, ma annaks püksid ka elast ära, et lastel oleks hästi, onju. Aga nüüd ma olen nagu kohtunud isegi, et ma mõtlen, ei, aga mis asja, ma tahan ka ju sellele 4-aastasele Tserlile lubada natuke rohkem, et ei ole nii, et minust võtke tükk ära ja ma ikka naeratan ja mul on kõik hästi, aga tegelikult nagu südames mõtled, ma oleks seda tahtnud ikka teha või nii. Aga me hästi kiiresti surume ennast kui suur, nagu sellesse pressingusse niimoodi, et ei, mida sina, ja see tuleb, see väärtusetuse, see juurpõhjus tuleb tegelikult pinnale hästi kiiresti. Ükskõik mis situatsioonis, et me ei luba endale. Ma saan aru, Ja see ei ole sihuke ego tasandil, see on täiesti teisel tasandil, sest ma räägin sulle ühe hästi armsa loo. Kallis sõbrannakene kinkis mulle nüüd sünnipäevaks 15. aprill oli sünnipäev, kinkis mulle kinkekaardi. Ja siis ja ütles ka, et vaata, et sa ostad et midagi iseendale, mis sa tahaksid. Läksin siis poodi, biomarketi kinkekaart, uhke värk on ju, ja siis vaatasin, et seda tahaks ja seda tahaks ja seda tahaks. Vaatasin ostukorvi ja arvake ära, mis mul ostukorvis oli. Sellele tütrele see, poiss tahaks seda, oh my god, mida teeb ema, onju, mida ma teen? Ma mõtlesin kõik, mida lapsed tahaksid ja siis mul tuli meelde, mu armas kallis sõbrannake ütles seda, et osta iseendale midagi. Seda teab ka, et ma ostaks muidu kõik teistele ja siis ma panin kõik rahumeeli tagasi, läksin otsejoonest silmakreemi letti ja võtsin kõige kallima kreemi, mida ma elu sees ostnud ja on näha. Ja läksin letti ja mõtlesin, et appi kui hea tunne. Mul ei olnud kodus seda tunnet, ma ei ostnudki tüdrukutele seda ja oleks võib-olla selle, või mul ei olnud ühtegi protsenti seda, vaid ma tundsin uhkust, et ma märkasin iseennast. See oli nii hea koht. See, kas see silmakreem mõjub või ei mõju, mul tegelikult ükskõik, aga ma märkasin lõpuks iseennast, et oi, ma teen seda iseendale. Kes mind teab, et see on tegelikult väga suur ületus, et ma olen alati, et kõik lastele, kõik vaatame, et teised saavad ja siis mis mul vaja on. Et minul oli kindlasti väga tugevalt vaja just seesama, et ma väärtustaks iseennast nagu ja eks mul on eeskuju ka ema samasugune kõik, et 5 last on ju lastele kõik asjad peaasi, et endal on võib-olla oleks ammu juba uusi pükse vaja ja kõike ja pluuset, aga ei, peaasi, et lastele, et see on ka hästi niisugune eeskuju, et me õpime lastena väga kiiresti oma vanematelt neid asju. Et selline kasvamine, ma rõõmustan praegu, Merike, kas sa ei rõõmusta mulle? Ma ise olen hästi rahul, et see on selline üks näide, aga see tegelikult ma ju märkan siis üha rohkem ennast, et ka oma füüsilist keha, ka oma mingit muret, ma ju märkan rohkem, mitte nii, et see minu asi pole tähtis. Ei, see on tähtis, see mõjutab mu tänasest meeleseisundit, see mõjutab ka siis pärast minu peret, on ju, et see on nii oluline. Et seda, see koht mulle praegu väga meeldib, mis mus on nagu üles tulnud, ütleme nii. Aga siis ma küsiks su käest sellist, et nüüd kuna vaatajaid on väga palju kindlasti sellel meie videol ja kas on ka mingisugune soovitus anda
ilma et näiteks teraapiasse tulla või mingit protseduuri võtma või ma ei tea, mida iganes. Noh, et kas sul oskad niimoodi näiteks midagi jagada, et millele tähelepanu panna, sest tegelikult sa andsid juba nippe nii palju, aga lihtsalt mõni võib siin ütelda, näed, ma elan kuskil, ma ei tea, Viljandi taga metsas ja mina ei jõua sinna, et kuidas mina ennast aidata saan? mul on veel seansid sellest Aa, aastast. no vot, No ja jaa. esimene klient oligi kuskilt sealtkandist. Nii et tegelikult ta saame ühendust ka nüüd läbi veebi, mis on mulle nagu kuidagi ka väga uudne ja väga põnev, sest ma võtsin selle aasta kuidagi selle info vastu, et oo, vau, ma võin teha ja ma saan teha ja see kõik toimib, see on hästi lahe. Aga et ma sain su mõttest nagu aru, et mida veel kõike saaks teha, et ennast nagu kuidagi turgutada ja hoida. Oli sul see mõte? Kuigi Ja. sa ütlesid, et siukse asja ma hakkasin kohe muigama enda, et meil on kindlasti videol palju jälgijaid, siis ma ütlesin, peale minu laulu, ma ei tea, kui palju sul jälgijaid on. Aga võib-olla kõik laulavad ja lihtsalt panid pausi peale. Ma arvan, nad praegu ei kuule, lihtsalt neil on pausi peal. Võib-olla jõuad mingi hetk siia. Jaa, aga Selge. sa said No, kindlasti aru küll, mis ma mõtlesin, et jaa, pigem sellist, et väikeste nippidega. Muidugi teate, mis, jagage teie ka neid oma nippe selleks, et teised saaksid lugeda neid kommentaare, et jagage, kuidas jaa. keegi midagi on teinud, et see on tegelikult kõik nii lihtne, aga mõnel isegi lihtsalt ei tule mingeid ideid pähe nagu. Jaa, sest tegelikult ma ju vestlusõhtutel ka, kuidas ma ütlen, ma tõmban ikka inimesi nagu suhtlema ja käima ja seda ka, et hästi palju tahan rääkima panna neid, et kuidas nemad ennast aitavad, kuidas nemad ja neid erinevaid lugusid tuleb. Oi kui palju. Selles mõttes, et ja see annab sellise nagu hea nagu energia ka, et kuule, sina jagad seda, mina jagan seda ja see tekitab siukse hästi ägeda vibe'i, et me üksteist toetame, üksteist jagame, mitte nii, et oh, see mul väga hästi mõjub, aga ma ei ütle sulle. Vaata noh, et see kuidagi nii armas selline jagamine, et see tõstab nagu seda, kes jagab ja kõik need toetavad, kes seda saavad ja siis avanevad ise ja ütlevad, kuule, aga mulle sobis see, et tead, ma tegin sellel hetkel, kui oli raske, seda ja kolmandat on ju. Et uskuge mind, inimesed, üks hea nipp, kui sa tahad, et su elus paremini läheb, siis jaga enda headust. Jaga seda. See võib olla sõnades, see võib olla sinu füüsilises lihtsalt mingis puudutuses, tead, kui sul on raske, ma olen sulle olemas. Hästi lihtne, sa ei pea olema, ei tea, mis rituaale teinud ja oskad seda teist. Meil on hästi inimlikku lähenemist vaja, meil on väga lähedast, meil on vaja sellist läheduse hoidmist või läheduse tekitamistki või selliseid väga pisikesi inimlikke tegevusi. Noh, näiteks ma ei tea, kuidas inimestel erinevatel, aga noh, me oleme kuulnud, et naabrid väga ju ei suhtleks ju üksteisega, kui on mingid, on muidugi palju erandeid ka, aga et naabritega näiteks, kuidas läbisaamised on ju ja aga kuidas sa ise, mida sa ise teeksid selle, kui näiteks ongi uus koht, uus kolimine on ju, et mine ja tervita, ütle, et sa oled uus naaber, mine tervita, ütle, et ma olen see ja väga tore, mul on näiteks peres seda on ju, kas sa pakud seda kohe, et ma märkan siin, ma tulen siia elama ja kuidagi ei tekita seda isoleeritust või kuidagi suhtlust võiks olla nagu rohkem, see ei pea olema see, et me käime kogu uste taga on ju, aga et sa näitad välja, et sa oled olemas, sa oled see on ju, minu arust see on nagu hästi armas, et vau, et nii äge nagu, et meil on siuksed toredad naabrid, kohe tekib see, aga kui ta tuleb sinna, midagi ei räägi, isegi ei tereta midagi, see on natuke kummalist naabrid või no okei, mul ei ole mingit ühendust, aga te olete kogu aeg koos, elate seal väikse piir on vahel on ju, et te mõjutate teine teist on ju, et see on hästi tähtis see, et mida ma ise pakun, et tihti oodatakse, et see teine võiks teha, see teine. Pange fookus iseendale, me ei saa muuta teise inimese mõtlemist, käitumist. Me saame seda muuta võib-olla siis, kui ma ise käitun vot nii või naa. Et me saame hästi, tähtis on see, et me ise muudaksime seda, kui mul midagi ei meeldi. Julgus öelda vabandust, julgus nagu tunnistada, kui midagi valesti teed, hästi inimlik, hästi soe, mitte keegi ei mõtle,
et noh, on mingi tüliintsident, on ju, tead, tõmbad korra selle sammu tagasi, sammukese korraks tagasi, ütled selge, oli eriarvamused, aga päeva lõpuks ikkagi noh, ütleme naabrite näide, me oleme ju ühel samal piiri peal elame või ühel samal krundi, noh, mitte krundi peal, naaberkrundi peal elame, mõjutame teineteist, et selge, läks siin natuke emotsionaalseks, anna andeks, aga lähme edasi, lähme siit edasi, et kuidagi, et tule ise ka tagasi, et see tagasisamm on alati võit. Tagasisamm on alati võit. See ei ole kaotus. Et hästi tähtis on see, ma ei tea, kus kohast ma mingi näite just sain, oli selline koht, et räägiti, et vaadake, kui keegi väga tark inimene kunagi kaugetest aegadest vaatas seda elu ja mõtles, vaatas ja mõtles. Siis astus ta uksest välja, nägi, et on kuusepuu, palju lund ja kuused on kõik lund täis ja siis, vot siin on, ütleme, kuuse siis selline oksakene, mis on lund paksult täis, raske, 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 nii annab järgi ja plõks tõuseb ülesse. See tähendabki seda, et see oks tõuseb ülesse. Anna natukene järgi ja sa tõused ülesse. Anna natuke järgi ja sa tõused ülesse. See on nii tähtis tegelikult meeles pidada. Mul ei ole vaja nagu juuksekarva lõhki jääda. Me ei võida mitte midagi. Me päriselt ei võida mitte midagi, vaid anna kuskil järgi. Sa oled palju pehmem, sa oled nagu, kuidas ma ütlen, elule nagu palju paremini kättesaadav, su elus juhtub palju paremaid olukordasid, sul elu nagu austab sind palju rohkem, kui sa annad järgi. Vot siukene info. Ja, ma olen sinuga täiesti samal nõul. Mul endal oli ükskord selline kogemus, et ma jalutasin metsas, nii nagu ma jalutan kogu aeg ja mingi hetk, ma kuulasin mingit sellist YouTube'i videot, et saab metsajalutuskäigu ajal mediteerida. Nii, ma pole eriti kõva käpp mediteerimises, aga ma arvan, et ma õnnestun erinevatel aegadel erinevalt. Ja siis ma kõndisin ja hakkasin enda väikse merikesega nagu rääkima. Ja siis mingi hetk ma lihtsalt, ma kõnnin tüdrukutega siin, noh, koeri kutsun siis tüdrukuteks, kõnnin nendega ja siis mingi hetk lihtsalt ma tajun, et ma istun kuskil lihtsalt nurgas üksinda ja siis ma küsisin ta käest siis ka, et miks sa nii nukker oled ja siis kuidagi niimoodi, saad aru, jäime vestlema ja siis üks lihtne asi, mida ta tahtis, siis minu väike Merike, ta tahtis tantsida. Ja siis ta ütleski mulle, et sa võiksid rohkem tantsida. Ja siis ma seda olen oma ühes pikas videos, metsajalutuskäigu videos ka rääkinud. Tegelikult kui lihtne see on. See on lihtsalt, paned raadios mingi hea musooni, Spotify, telefon, mida iganes. Lihtsalt täiega chill ja ma mõtlesin ka, et appikene, ma olen täiskasvanud ja vaata lihtsalt nagu ootad mingit, saad aru, teed mingi sündmus, siis saad tantsida kogu aeg. Ja, Nagu ja. täiega fun ida ja okei, mõni võib ja öelda, et no issand, kui lapsik. No ja siis Ja äh, siis. ja mul on elukaaslane, no õnneks see elukaaslane ei ütle niimoodi, et aga on olnud elukaaslane, kui ütled ka, et nagu päriselt või täiskasvanud inimene niimoodi ei tee. Ei tee või? Et no muidugi nüüd numeroloogina ma tean väga hästi, kui ma vaatan lihtsalt numbritele peale, mul piisab sünnipäevast, ma saan juba kohe aru, mis mingi trigger on. Ja nüüd on pilt selge, lihtsalt selliste juurest ma jään eemale, kuigi ma tahan ütelda ka numeroloogina, et ei ole halbu ega häid numbreid. Lihtsalt ma alles tegin ka paar päeva tagasi selle kohta video, et teate, kui lihtne on elada, kui see, et näiteks ka sina 15 päev sündinud, sul on oma eripära, mul on oma eripära, mul on 16. Näiteks mõnele meeldib näiteks olla nagu üksinda iseendaga nagu rohkem, selleks võivad tüüpilised olla seal näiteks grupp number 7, nagu minagi olen 16. ma praegu mulisen, on ju, aga mingi hetk lihtsalt ma nagu tuimkala liigun ringi. mu elukaaslane õnneks juba teab, et see on okei. Ta saab Jah. aru, et mul lihtsalt pea plahvatab siin kogu aeg ja selleks, et energiat säästa, siis ma olen lihtsalt vait. ma arvan, et ka sinul on aeg-ajalt selliseid asju, et On. ja see on okei, vaata, või siis see, et mõni võib lihtsalt aru saada või mõelda, et oota, aga mis viga on nüüd, miks sa nagu ei räägi minuga ja ta. lihtsalt see, et tulebki mõista, et ongi, ühel on selline energia, kõik on jälle energia, nii nagu sa räägid. Ja nii, selles mõttes mul läheb juba nii lappama, ma tahan rääkida veel igasuguseid asju, aga samas vaata, kui ruumis on
kaks inimest, energia on ju kahe inimese energia on ju. Numeroloogiliselt jälle saab vaadata, et kuidas need töötavad. kui ruumis on 8 inimest, nii nagu sa ütlesid, sul oli vestluse õhtul 8 inimest, jah, et sina veel 7, siis noh, numeroloogiliselt jälle liita kõigi teie sünnipäevad kokku, saab kohe aru, mis energia seal on. Ja, issand, ja ma, heast arvutamises olid hea ka ei, mul ei, matta oli 2, ei, matta oli 2. ei, ja aga siis tulid numbrid su ellu niimoodi. ja kusjuures saad aru, no üks selline asi ka, kuidas see, et lapsepõlves niimoodi läks, nagu läks, on ju koolis, et matta ei lõiganud, aga nüüd olen numeroloog. ma ei osanud kunagi sokikandesid, oota, mis oli, sokke kooti ju käsitud tunnis, on ju. jah, ja, ikka viimaseid ja jah. siis ma olin peale tunde sellepärast, et ma ei osanud nagu kanda teha. sa mäletad, kuidas tal jube raske oli. Ja siis ma mäletan, ma ei tahtnud kooli minna sellepärast ja saad aru, siis kui ma olin rase, ootasin lapsi või siis lapsed olid nagu väikesed, niimoodi järjest nad seal tulid. ja siis ma lihtsalt selleks, et midagi polnud teha, ma lihtsalt raha eest kudusin sokke. Ja siis ma naersin, et täitsa pekkis, kuidas see võimalik on, vaata, mis nagu elu teeb. Ja siis Ja see näitab, et vaata, kus oli sinu energia sellel hetkel, et koolis on ju suruti, eks ju, sul ei tulnud kohe välja, sa tundsid ennast halvasti, on ju, siis pead kiirustama ja kõik selline asi, et su energia oli seal hoopis teine. Nüüd sa ütled, mul oli aega, on ju, vaat sul olemine on hoopis teine ja siis võtagi uued asjad vastu sellel hetkel, kui sul on hea olemine. Et ja, sellistel rasketel hetkedel on raske võtta, jah, sa ei ühendu niimoodi ära. ja kusjuures sina nüüd oled ju 44, vaata. Ja jah. siis noh, numeroloogiliselt jällegi ma ütlen, et selline üks tähtsamaid selline numbri kombinatsioon on just, ütleme, 45 aktiviseerub siis sinu hingemissioon, näiteks minu numeroloogia, see, mida ma olen õppinud, on ju sellest ja pluss see elutee number. Mhm. kui ma nüüd ei eksi, siis ma arvutasin selle, see on sul 2 vist, ei, 3 on sul. 3 jah, Jah, peaks kolm, olema. kolm ja eriti väga hea kanaldaja, väga hea suhtleja, väga hea tajuja, kõik sellised asjad, kellel on elutee number 3, siis te peaksite kindlasti oma tegevustest, toimetustest välja rääkima. Ja mida rohkem te elate selle välja, mida rohkem te jagate oma informatsiooni, mitte see, et sa käid seal fa-fa, ma olen kõige parem, vaata, aga lihtsalt see, et nagu jagama oma asju, seda rohkem ja, sul ja, hakkab kogu aeg infot tulema ja muidugi selleks on ka jälle oma aeg, aga see 45 vanus pluss-miinus ja. 2 aastat enne ja pärast siis noh, aktiviseerub. sul on see juba aktiivne, ma mäletan, kui sa rääkisid ühes podcast'is, kus te olite juuksuri mingi koolitusel ja siis paljajalu jooksid bensukas mingit asja ja mingit meest nägid, onju. noh, sul on juba need kanalid juba ammu lahti. aga sul toimub mingi level. Meelde selline situatsioon on ju, minul on hoopis teistmoodi ka, jookseb paljajalu mingi mees bentsukas, vaata mul on hoopis teine story selle lugu, aga see on nii armas, kuidas me võime näha nii erinevalt, noh, sa lihtsalt nagu kirjeldasid, ma saan aru, aga aitäh selle korraks vihje eest, et tegelikult ongi, et elu on nagu hästi lihtne, on ju, ja situatsioon võib olla, no ütleme, situatsioon on kurb, ütleme näiteks nii, aga siin selle situatsiooni juures on näiteks 4-5 inimest on ju, ja nad on ümberringi ja nad näevad erinevalt ja võtavadki erinevalt seda vastu, et seepärast ongi, et kuidas me midagi ka vastu võtame ja näeme, et see, et mina olen täna siin, näen mingit olukorda nii, aga teine inimene on maailma teises otsas ja ütleb, et ei, et aga see olukord on mul nii. See ei ole see, et see on vale tal, aga ta näebki seda nii. Nüüd oleks vaja, et see inimene hakkaks nagu rohkem nagu märkama, siis tule temaga jalutama mööda seda siis probleemi või muret või kurbus või mis see siin siis selleks tuumaks on ju. Näita talle nagu erinevaid kohti selles on ju, et see sükene seltskonna mõttes selline teekaaslane, ma võin väga hästi olla ja näidata neid erinevaid kohti ja siis kui ta tagasi jõuab, siis aga nüüd ma küll saan hoopis teistmoodi sellest asjast aru, et see on ka nii tähtis, et jah, ühel hetkel näeme ainult seda niimoodi, on ju, ja kui toimub see jalutamine, natukene läheb aega selleks, siis saad aru, et aga see teistmoodi polekski ju minuni jõudnud, kui ainult niimoodi algul, noh, et see on ka hästi, kui sa ütled, noh, et mingisuguseid märkamisi või nippe, on ju, et see on hästi tähtis, et kui sa tunned, et su probleem on praegu hästi suur, hästi raske, võimatu ja ma ei tea, kuidas üldse hakkama saab põhimõtteliselt, et siin on kõik, ma siit edasi ei lähe, sest see on kõige valusam ja kõige raskem koht, siis tegelikult ongi tähtis võtta aeg ja võtta inimene, kellega jalutad ümber selle probleemi, ümber selle noh, füüsilises mõttes jah, tundub see nagu naljakas on ju, tegelikult läheb natukene aega, me jõuame mingid asjad nagu läbi settida, sest sellisel hetkel, kui see
kui see tuleb, see jama, siis meie sees ongi see tohuvabohu niivõrd suur, et sul ei ole seda selgust kohe aru saada. See on nagu põhjast oleks mingi muda nagu klopsitud üles, et sa ei näe mitte midagi, sa näed ainult mingit sellist kohta, et see on kõige hullem asi. Siis võtad natuke aja, ehk siis võtad omal kaaslase ja jalutad ümber selle jama. Ja siis saad aru, et kuule, kui nüüd, täna on ju, sellest on möödas a la aasta, on ju, kui ma mõtlesin, no võtame ühe suhte näiteks, see kõige suurem asi, nii läksin lahku või jäeti maha, on ju, kõige hullem asi, põhimõtteliselt ma siit edasi enam ei liigu, see on kõige hullem asi, sest see just juhtus, sest see sees on sul selline on ju, täiesti arusaadav, kõik on nii segamini pekstud, kõik on see muda üles, emotsioon on niivõrd selline ainult, kas nutan või sõiman või süüdistan, on ju. Võta kaaslane, võta see teejuht, võta see sõber, võta see terapeut, ükskõik kes see on võib-olla ema, ja alutad selle jama ehk selle suhte siis või sellise probleemi ümber. Nii, saab pool aastat või saab aasta täis, on ju, põmm. Oled saanud natuke talle kurta, tema sulle vastu rääkida, et kuule, vaata, siin ei olnudki kõige hullem. Tead, et kas see mees sul iga kord ikkagi tümitas sind, sa ei pannud tähele, aga mina sõbrannana nägin, et ta kogu aeg surus, ütles sulle seda, on ju, et siis ta näiteks siin kohas on läinud 3 kuud mööda, ta ütleb, jaa, tead, aga ma ei pannud seda tähele, tõesti, vot, jumal tänatud, et ma need asjad nii läksid. Nii läheb veel 3 kuud, jõuad poole aastaga siia kohta. Siis mõtled, issa, mul kõik seest näitse tühi. Ja let's go, lähme edasi eluga. No, et seda on nagu vaja, see aeg ja see inimene ka, või kui sa seda julgelt seda üksiga teed, ma olen teinud seda üksi, aga sul on lihtsalt aega vaja, sest see settimine vajab aega ja see, et sa märkad, siin küljes on hoopis nii, siin küljes on hoopis nii, on ju, et noh, võib-olla kõrval inimene oskab seda rohkem nagu näeb, vaata, pane tähelepanu siia, vaata, kuidas ta tegelikult lapsega käitus, see ei olnud nagu alati nii, et sul on nagu ideaalne isa oli seal lapse kõrval, vaata, see on nii või see on naa, noh, võib ka siin olla naine ja mees on selle ümber, et ma ei taha nüüd siin seda vahet teha, aga ükskõik mis on, et on keeruline olukord, sel hetkel meil ongi kõik, siin on kõik, ma ei ole nõus nagu siit edasi minema, vaid kõik lõpeb ära siit elu ja kõik asjad on ja, aga tegelikult algab sul lihtsalt uus peatükk ja see on väga ilus peatükk, aga see jalutus tuleb lihtsalt ära teha, sest siis on nagu see läinud nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt, ütleme nii. Selle jalutuskäigu ajal, mul lihtsalt üks nali, et jalutuse käigu ajal on üks hea asi on see veel, ütleme poole aastaga me jalutame ennast võib-olla äkki 10 kilo veenemaks veel ja siis lähen edasi. Et see võib ka olla tihti lugu lahkuminekutes. See üks peale lahkuminekuid siis alati toimub see, mis see siis on, kõhnumine. Vähemalt oma kogemuselt. No see tähendab, kui sa oled jalutuse teel, sa oled siin. Siin jalutad kogu aeg. Jaa, sest tegelikult on inimestel oluline, sest kui ma ise toon nagu visuaalseid näiteid, on ju, siis tal on nagu kergem seda visualiseerida ja aru saada, aga jaa, tegelikult ongi nii või noh, mõni võib sõdida vastu, et üldse ei ole nii, on ju, aga enam jaolt, kui ma hakkan talle visualiseerima seda, siis tal on kergem nagu mõista seda, kui ma lihtsalt räägin nagu tuimate sõnadega ja sinna seda kõike juurde ei pane, no see jääb nagu natuke kuivaks ja see ei, meil on vaja seda visuaali ka kogu aeg, sest me läheme, kui ma räägin, et siin on see mure, sina oled siin, mis sa mõtled, inimesed ei hakka mõtlema, ma olen siin, nii, ma jalutan, tegelikult alateaduses juba seda teeb. Noh, see on see, et mis visuaal annab kaasa, ta paneb sind juba tegelikult kohta ja tunnetama juba, seepärast ma kasutan visuaali hästi palju. Vaata, kui huvitav, see on üks asi, mida ma olen mõelnud, ma tegin sinna edukuse koodi koolitust näiteks ja ametite koolitust ja täna oli huvitav, mul oli podcast selle numeroloogi Timo Reinpaliga ja arutasime selliseid asju ja vaata, kui kihvt. See on minu jaoks hästi kihvt. Miks ma numeroloogiaga tutvust tegin ja miks ma seda uurisin? Sellepärast, et jõuda kiiremini selle asja juurde, milline iseloom inimesel võib olla. Ja pluss lisaks sinna on nüüd vaata see hea teekond ära teha. Seepärast, et suhtes on alati 2 poolt, on ju. Ja meil kõigil on alati need head ja vead ja kõik asjad saab kõigele tänulik olla. Lihtsalt see, et millist just iseloomujoont me kasutame sellises mingis teatud suhtes. Ütleme, et me sinuga saame ühtemoodi läbi, aga nüüd kui Ave tuleks ka punti, ma arvan, siis läheb veel actioniks nagu veel kihvimaks.
et aga no kui tuleks veel keegi, vaata, siis tuleb juba mingi neljas ja mida iganes, et Täpselt. energiad nagu lähevad teistsuguseks ja juba see arusaam, kuidas need Ja need töötavad. vaated on ja, erinevad, eks ju, selle ja koha peal. Ja. ja siis ka samas see, et näiteks numeroloogiliselt saab aru, et seal näiteks, kes on seal 27 sündinud või võib-olla keegi on 31, no seal on palju, need energiad on nii udupeenelt hakkavad kohe mängima ja siis Mhm. näiteks ka kooselus mehe ja naise vahel. Mina näen numeroloogiliselt kohe nagu, ma oskan ütelda nagu, et no nagu raamatupidamine, vaata 2 + 2 on 4, siis ma ütlengi, et vaata 2 ja siis siin on 2 ja siis on 4, mida need kõik teevad. Ja siis on vaja seda just jalutajat ja pigem ma arvan, et selline, kellega koos jalutada, ema ja sõbranna on jama, seepärast et nemad kõik ju räägivad umbes minu kasuks. Et siis on kõige parem jalutada näiteks sinusuguse terapeudiga, näiteks ma ei tea, Ave ja kõik. Vaata, teil ei ole lihtsalt mingit oma kasu seal mängus. Te No lihtsalt jaa, see tuua kõik neutraalsem inimene on parem, ma saan sellest aru, aga mõnikord on ikka elus nii hästi elatud ja häid valikuid tehtud, et su kõrval on hea sõbranna, kes päriselt ütleb ka, et tead, et mul oligi kahju, aga ma ka, näed, hoidsin siin suu kinni, on ju, see on sinu eraelu, aga kui sa nüüd otsustad või noh, tuli otsus, et lähete lahku, on ju, siis ma ka ütlen sulle neid asju, et mõnikord meil on ikkagi nii hästi elatud elu, et meil kõrval on mitte siis selline sõbranna, kes kasu tahab saada, aga ja ma saan sellest pointist nagu aru, sest mul oli ka kergem nagu kuidagi seda üksinda, seda jalutust teha, sest ma ei olnud kuidagi mõjutatud niimoodi, sest ma nägin, et kui ma hakkasin võtma kedagi sinna punti, siis ma ei saanud iseendaga rääkida, mul oli hästi tähtis see iseendaga rääkimine, nii et vahest võib-olla ei olegi seda vaja, võib-olla sul on siin 3. kuul vaja seda ühte korda kellegi juures rääkida, on ju, piisab, on ju, mõni tahab kogu aeg rääkida iga nädal kellegiga läbi, on ju, siis võib-olla on sõbranna või siis koeragagi räägige läbi, rääkige päris tunnetest, on ju, sest ma ütlen teile, koerad on nii empaatilised, minge metsa, päriselt, mul on siuke kontakt praegu oma Pabloga et nagu, saad aru, ta vaatab selliste silmadega, et noh, räägi minuga, räägi, jaga, kui sul on raske, on ju, ja siis lihtsalt mingist lambist hakkasin temaga rääkima ja saad aru, ta nagu, vaatan, et kuule, tal ka nagu midagi nagu muutuks näos, nagu, siis mõtlen, ta on nii empaatiline, nad saavad väga hästi aru minu hääletooni, kui see hakkab pärisema natuke, vaata, kui hakkab nutt tulema või midagi, on ju, et nad on nii empaatsed, kuidas ta kehaga tuleb siis sinu vastu või kuidagi toetama, et räägi kas või koeraga, see on niivõrd hästi, saad kõik ära rääkida, et ta vahepeal ei sega ka sind vahel et ta on olemas sulle, et ei ole seda, et ei ole mitte kellegagi rääkida, mine kas või, ma ei tea, varjupaika, võta üks koerakene, jaluta temagagi või ma ei tea, et loo see mingisugune kontakt, tead, mine mere äärde, loo seal juba, ma ei tea, kontakt luigega, hakka sealt rääkima, no tundub võib-olla mõnele inimese, kes ei ole seda teinud, nagu mis asja sa räägid, no päriselt, see on nii, ma võtan selle tekikese, panen maha ja ma näen, et nii, ujuvad 2 luigekest, on ju, noh, luiged on ju eluaegsed, nemad on ju paarilised eluaeg, vaadake, kui tähtis. Need luiged valivad endale eluaeg paarilise ja see on 2, on ju. Ja siis energeetiliselt mina seal olen, nii tunnen, et midagi ma tahaks rääkida. Nii, ma näen neid luikesid, loon selle ühenduse energeetiliselt, lihtsalt ütlen, ma loon teiega energeetilise ühenduse. Nii, tunnetad enda kehas, nii luiged ja mina. Hingad välja. Vahest oleme, tahaks veel. Hingamine niimoodi sisse-välja tekitab sellise hea kohalolu. Hingad mingisuguse ärevuse ja mingid jamad maha, on ja siis sa jõuad mingist sügavamasse hingamisse, siukse rahulikumasse sügavasse hingamisse. Ja siis hakkad rääkima. Niimoodi, mina ütlen alati, rääkige kõva häälega. Vanasti muidugi, mitte nii, et nüüd terve see rand kuuleb, vaid endale kõva häälega, nii et sa kuuled. Et ma olen sellises olukorras. Mul oleks nüüd sellised valikud. Ma ei tea, mida teha. Andke mulle palun nõu. Nii, aga ütle ka valikud välja. Nii, et selle kuuled. Mul on selline olukord. Nii, see valik oleks selline või selline või selline. Nii, siis tunneta. Tunneta, kui sa iga kord ütled selle mingisuguse siis variandi välja, mida sinu keha räägib.
onju, mida see, siis vaata, mida need luiged tegema hakkavad, onju. Ja see on nii pull, et me ei luba luua tegelikult nagu selle loodusega või loomadega ühendust. Nad on nii energeetilised. Kui sa endaga ei julge niimoodi luua ühendust, mine metsa, loo kellegi ühendust. Issand, see on nii äge. Ja need luiged annavad, sest see taju või see tunne sees, kui sa mingisugust varianti läbi käed, see mõjub teistmoodi, sa tajud selle ära. Päriselt sa tajud selle ära. Et kas läbi hingamise pika läbi, siin tekkis nagu kergus. Et kui sa oled nagu sellises vastu võtmas, et võta see vastu, siis tavaliselt ta loob kerge hingamise, ta loob sellise kerguse sees ja kui see on selline, miks ma ütlen ka, et räägi ka kõva häälega, sest kogu sinu keha tahab kuulda, ta teab vastust, okei, sa ei julge veel otsustada, räägi minuga, ma ütlen sulle kohe ära. Noh, ja siis ta hakkab sulle infosi andma niimoodi. Ja siis lihtsalt selle luikedega sa saad hästi mõnusa sellise tätši ja siis pärast seda, issand, mul läks kohe nii palju kergemaks, aitäh teile. Ja siis mõtled, kuule, kas see on päriselt olemas? Ongi selline energiavahetus olemas. Siis sa lähed sinna ja märkad rohkem loodust, märkad rohkem linde teinekord ja nii edasi. Võt siuke lugu. Ja siin kutsun ka üles, et inimesed ka palun jagage või kuulajad siis, kes te siin olete, et jagage ka oma kogemusi. Tead, mul tuli praegu sellega meelde, mul paar päeva tagasi oli selline, ma tegin veel nii kihvti video ka, kus räägin, et vaata praegu, see oli portaalipäev, vaata, 26, eile rääkisin ja eile mu endal elus oli hästi suur selline väljakutse, nii et pidin törtsu nutma ka, sellepärast, et oli täiesti kriitiline olukord. Ja siis ma läksin metsa kõndima ja lihtsalt rääkisingi poolkõva häälega. Ma ütlesin, et andsingi 2 varianti, lihtsalt on üks selline hästi konkreetne asi. Ja ma ütlesin ka, et palun anna märke, et kui see on nii, noh, ma ei taha väga praegu ütelda kõike, mis seal oli. Ja siis kõnnin seal oma tirtsudega siis 3 jorgiga ja saad aru, minu ees on täpselt must sulg. Ma ei saanudki aru, no see on ikka väga suur sulg. Ja see ei ole nagu, ma isegi ei oska ütelda seda, ma vaatan seda, mõtlen, okei, ma sain kõigest väga hästi aru. Muidugi ma ei tea, kas see on tõde või mitte, aga mul läks peale seda nagu väga kerge, sest ma sain nagu tohutult hea vastuse. Tunned kergust pärast selle, kui sa oled see otsus ära teinud või ütled, see on siis kui sa tunned kergust, siis see ongi, see on see tõde. Mida on vaja sul kuulda. Ja see on nagu selles suhtes nii põnev. Sa andsid kohe kinnituse praegu sellele väga põnev, aitäh. Ja selles suhtes, et ma ka usun neid asju, aga tead, ega ma kogu aeg ka ju märke ei küsi ja kõike värke, aga kuna eile oli nagu lihtsalt nii pekki, sa mõtlesin, et minge kõik teate sinna kohta nagu ja siis ma läksin metsa ja siis ma mõtlesin, et ja ise veel räägin, rahustan rahvast, vaata seal oma videos. Nüüd te, kes te kuulasite mu metsajalutuskäiku, võt käisin läbi ja ma veel ütlesin ka, et tekib elektrit ja kõik sellist asja, aga elage üle see, kõik on nagu okei, minge hingake ukse taha. Ma läksin metsa hingama, ma mõtlesin, et joh, ei tee. Praegu lihtsalt, noh, saad aru. Kuule, aga läheks nüüd, kuule, see kell, me üldse ei leppinud kokku, kui palju me lobiseme, aga me võiks hakata butiiki kokku lükata. Ahah. Ja, seda tahtsin ütelda. Paneme selle 3. siis vaikselt lukku, jah, aga ma räägiks veel siia lõppu ka nendest siis meie üritust. Ma tahtsin küsida, teeme niimoodi, et sa praegu ei rääkinud seda. Ma tahtsin just sedagi küsida, et vaata, et meil on palju vestlusõhtuid juba olnud või selliseid kohtumisi ja sa enne selle oma lapikesega näitasid siin niimoodi ja ma nägin, kui ma nüüd eksi, kas oli 2. või 3. mai. Jaa, see laupäev, 2. mai. Lapikesega. Lapikesega, nii armas. Jah, nii. Ma ütlen, et sul oli 16. mai ka midagi. Jaa, 16. No mul tuleb kõik, ma räägin, 16. mai, 18. juuli, 1. august. Need on nii tähtsad kuupäevad inimesed. Sul on väga ilus käekiri kusjuures. Issa, ma kirjutasin selle nii nagu kiiresti, et appi, et eelmine kord ma nii pussertasin. Kas sa võid tähele, et ma isegi seekord pussertasin nende kuupäevadega, isegi oma sünnipäeva, ütlesin 15. märts. Nii et mina sinu, vaat mis mõjub selle numeroloogiaga olla siin ühenduses on ju, enda numbrid on kõik pilla-palla laiali, aga ma tean, et see numeroloog ütleb nii, paneme kõik asjad uuesti paika, ütled uuesti. Et see laupäev jah, on siis tulemas hingevestlused Hingveke liiga siin samas selles meie armsas kohakeses
et kella 7 õhtul alustame ja vaatame, kui pikalt läheb. No 2 tunniga ei saa, 3 tunniga ei saa, no ja sinna peale. et see on jah selline, ma tahan ikka lõpus teha seda energeetilist jagamist, tasakaalustamist, kõik see, et nagu päriselt me tajume oma energiaid, kõik see asi, et me ei tule lihtsalt minu jutuvada kuulama, me panen teid kõiki tegema, toimetama, kogema, kõik sellist asja, et sa lähed ikka siit ära sellise tundega, et ma ikka nagu midagi sain. ja see on nagu selline jah, minu jaoks ka väga tähtis, sest ma alati ootan neid vestlusõhtuid, sest ma tean, et ma loon selle ühenduse, mis sealt kõik hakkab looma, nii äge, ei tea, vaatame, mis saab ja ma olen ise alati täidetud väga sellest. Ja järgmine kuupäev on 16. mai, siis meil on päev sinu hingeteadvusesse. Selline ürituse pealkiri on meil ja seda me teeme Avega, see on siis ka laupäev ja see on meil terve päeva üritus ja siis Ave teeb oma hüpnot. See on sellises, tema armsas sellises mõnusas võtmes ja seal ei ole niimoodi, et lähme väga suurtesse pikkadesse hüpnoseanssidesse, vaid sellised väiksed lõigud anda teada, kuidas sa oma paralleeleludesse lähed või kuidas sa oma kõrgema minaga kohtud ja kõik selliseid mõnusaid ägedaid infosi saad kaasa, mis täna sind aitavad, et võib-olla ta tuledki mingi murega, ütled, et see on mul kogu aeg nagu pind päkas, ma ei saa selle asjaga nagu, midagi on nagu, et miks ma ei jära seda konti ära, et mul on kogu aeg mingi see teema on ja see võibki olla sul teema sellest paralleelelust nagu ja sa tuled selle infoga plõks ja ütled, vot, mul oligi seda vaja. Nii et, ja mina siis päeva teises pooles teen hingvekeli asju. See tähendab seda, et mina siis, see ongi nii huvitav, et Ave teeb nagu ühes otsas, mina teen õhtu nagu teises otsas, aga me kuidagi nende infodega jõuame alati nagu ühendusse, see on nii pull nagu vaadata, et tema läks nagu seda teed pidi, mina lähen oma teed pidi ja tegelikult selle inimesele jõuab see nagu väga hästi nagu seotult, et miks see asi on mina nagu lähen hingeteed pidi ja tema siis läheb sellise alateadvuse ja kõik ja selle teed pidi. Nii et kui sa tahad kogeda 2 erinevat asja ühes päevas, siis 16. mai oleval on olemas ja me teeme seda siin samas. Kõik see info on olemas hupnoteraapia.ee ja seal on sündmused ja sealt alt siis leiab. Aga mis on eriti eksklusiivne, on suveüritused. Need on ainult 2. 2. See on siis 18. juuli ja 1. august. Need on tipitelgis, need toimuvad imearmsas kohakeses siin Viimsi lähedal, kus on oma koju aeda pannud üles tipitelgi. See kodu ja aed on üldse nagu imedemaa. See tipitelk siis perenaine ise teeb helirännakuid, helitervendust ja sinna ja tipitelki jälle mahub ainult piiratud arv inimesi ja see algab jah selliste mõnusate helide saatel, seal kõik need trummid ja muud igast helinad, kilinad. Nii et seda peab lihtsalt tulema kogema, seda ei saa nagu niimoodi anda lihtsalt edasi sõnadega, et see, kuidas need judinad siit ikkagi läbi käivad, see on eraldi teema. Ja siis tuleb Ave oma teemaga, hüpnode, asjade ja kõigega, mida me teeme siin 16. mai ka. Ja siis õhtu lõpetan mina siis hingvekeli teemade ja juttudega ja avastustega ja tõmban neid inimesi lahti ja panen kokku. Võib-olla natuke nüüd jõhkralt öelda, aga avame mingisuguseid teemasid, mida ma võin öelda lihtsalt seda, et tihti on niimoodi, et inimene tuleb sinna ja mõtleb, et ma räägin seda, mida nagu ma olen nõus kuulama, aga võib-olla tuleb seal kohas vaja rääkida seda, mida ta ei ole võib-olla veel valmis nagu avama. Ja see ei ole vägisi avamine, vaid see on hästi pehme avamine, hästi pehme liikumine sinu suunas. Aga see on see, miks sa täna oled ju endaga nii pahuksis ja lukus, aga sa pole nõus seda nagu avama, siis see toimub nagu ülipeenelt avame ja ma panen alati inimesi ilusti soojalt kokku, nii et ta ütleb lõpus veel seal lõkke juures, kus me alati teeme õhtu tänu, et vot nüüd on nagu midagi õigesti kokku pandud. Vahest me lihtsalt paneme ennast valesti kokku.
vot need võivad olla niimoodi, meie kõrval on inimesed, kes ütlevad, pane see asi endas kokku, siis sa oled lahe ja siis sa mulle meeldid. No siis me teeme niimoodi, okei, ma teen ennast nii täpselt selliseks, nagu ta tahab. Nii, okei, sellega kaugele ei sõudnud. Tuleb teine inimene, ütleb kõrvale, kuule, tead, kui sa teeksid seda endas, siis sa meeldiks mulle rohkem. Me kohe teeme, sest me tahame meeldida. Ja siis mingi hetk mõtled, ma ei leia üldse oma puslet enam kokku, ma ei saa, ma ei tea, kes ma üldse olen, mis ma üldse teen, on ju, sest ma olen kogu aeg pannud ennast kokku läbi teiste ütlemiste. Ja nüüd paneme need pusletükid niimoodi kokku, nagu me päriselt ise tahame. Ja vot seda teeme. Issand, kui võimas. Mul lihtsalt tekkis küsimus, et kas te pole mõelnud aega näiteks teha ka mingit sündmust online'i kaudu, kas see on võimalik üldse teha või? Vot, me pole isegi kordagi mõelnud selle peale, aga sest vaata, jah, see on väga, jah, tõesti. päriselt. Esiteks saaks online'i kaudu rohkem inimesi ja kui te selle läbi mõtlete, mina näiteks tahaksin ka väga teie üritustest osa võtta, aga ma lihtsalt füüsiliselt ja ma lihtsalt Pole midagi, Merike, me tuleme sinna järve kaldale kohale. Jaa, ei, aga ma mõtlen seda, et kes on seal Ameerikas, kes on Indias ja kes on Austraalias, ma tean, et hästi palju inimesi vaatab siit erinevatest riikidest, et pange pead kokku aega ja mõelge päris tõsiselt selle peale, et saaks teha, et jah, tõesti mõelnud, et aga muidugi jõuavad need inimesed ka Singapurist oli kõige kaugem, kes mu juurde tuli, eestlane, nii et tulevad. Kuigi praegu nali naljaks, ütlesin, tuleme sulle sinna kaldale tegema, siis üks sinu fännikene ütles, et miks te ei tule tegema seda vestlusõhtut Merikesega Soome. Ma ütlesin, ahah, näe, vaata, igaüks annab mingisuguseid vihjeid, on ju, et jumala lahe oleks, aga selle veebi asja meil pole peast isegi läbi käinud praegu seda isegi. Sa esimesena seda istutad nagu. Aga jah, see tohutu võlu ka, sest me teeme seal ise süüa, on ju, see päev on selline väga, ta on nii eriline, et me praegu ka mõtleme nendele, sellele eelmisele suvele, siis need üritused nagu nii nagu mõnusad ja kuidas me kasvame seal kõik selle ühe päevaga kokku, eks ju, see on nii kiire kasvamine, sest see on nii isiklik ja kõik tulevad sinna ju looma seda ennast ja tahavadki oma pusletükid niimoodi kokku saada, nagu ta ise tahab, mitte ta ei ole teistest mõjutatud, et me tihtilugu olemegi kaotsis sellepärast, et meid on pannud keegi kokku, sest see meeldib talle, aga me tahame ise endale meeldida. Aga palju sinna inimesi mahub sinna ühe päeva? No, sinna tipitelki mahub, kas oli 9 või? 9 ja meie 3, kes siis nagu läbi viivad. See jälle hästi piiratud, nagu see on ka siuke, seepärast ma ütlen, see on eksklusiivne, et saab nagu 3 erinevat teemat siis ühes päevas, aga see kõik nagu kokku mätsid on väga hea. Või kuidagi väga toimib kokku pannes. Et see koha peal olemine ka on imearmas kohakene, mis ka jälle siuke koha vibe ja koha energia, kõik see nagu hoiab ja tõstab, et kui see tipitelki lähed, siis on kohe, sul on kohe nagu olemine juba teine, nagu see ei ole igal pool, see koha energia on hästi tähtis, nii et see meid toetamas seal. Jaa, see on hästi, täitsa kujutan ette, ütlen siis niimoodi. Jaa, aga kommenteerige teie ka, kes kus kohast vaatab seda meie videot praegusel hetkel ja kommenteerige ka siia, et kuidas teile kõlab näiteks, kui teha veebi teel selline ka Ave ja Hingvekkeliiga, lihtsalt pushime üles, et nad võtaksid selle töö. Jaa, sest me tahame ikka, et inimesed oleks ju kõige paremad sõbrad iseendaga, et mida rohkem me tegelikult ju jagame seda, kuidas paremini läbi saada iseendaga ja siis kogu maailmaga. See on ju nii tähtis, see ei ole see lihtsalt, et ma hoibin siin kuidagi iseennast, see on ikka missioon, see on täiesti see, et ma päriselt tahan, et inimesed tunneksid siin maailmas elades rõõmu ja heaolu, et ma tulin siia elama, ma tulin siia sündisin, ma tahan siin midagi teha. See on seiklus, ükski päev ei kordu, kõik on ju nii nagu hetkes ja ma tahan kogu aeg, et inimene naudi seda, sa aru, see on privileeg, see elu on privileeg, see ei ole lihtsalt, et okei, ma elan ära nagu. Ei, tõsta selg sirgu, see on privileeg, me elame. Tulime siia. Selle lausega on väga hea lõpetada ja tegelikult selles suhtes ma olen väga-väga tänulik sulle, et infot on palju
ja nii nagu me ütlesime alguses ka, et ega me ei teadnud, millest me räägime, nii et kommenteerige siia, aidake ja, meid ka mingite ideedega selles suhtes, mida veel võiks rääkida ja samas ka see, et kommenteeri siia ka oma lugusid, kuidas sina enda väikse lapsega oled tööd teinud, kuidas sa lustid, kuidas sa märkad seda üldse, et sul ei ole võib-olla elurõõmu, aga oma väikse endaga rääkides see tekib. kas sa räägid ka oma kassi või koeraga, kas sa oled ka märke küsinud ja märke oled saanud? Siis mida veel, mida veel? jooge vett, ma päriselt ka, Aa, ma väga soovitan vee joomist, ma siin kogu aeg kulistan ikkagi vee joomist, et see, mis ma siis eelmises podcastis rääkisin, mis see pudel sul oli see? sul on aa, see, mul on nüüd spetsiaalpudel tehtud et laen selle vee minu kõrgeimaks hüvanguks, voolavus südamesse. Et ma enda siis pudel, et minu käest saab ka neid muidugi tellida, aga see võib olla täiesti tavaline klaaspudel, see ei pea ole minu sellega. Lihtsalt mõni ütleb, et ohoo, näed, et ma tahan ka seda sinu pudelit. Et võib-olla mõnel on natuke sihuke suure, minu pudel on natuke suurem see ava, et võib-olla see on, kuidas ma joon siit, aga harjub ära ja, ja, ja noh, pesta on palju parem. Nii et aga palun jooge rohkem vett, see annab ka, see on nahale, juustele, küüntele, kõikidele rakkudele meile nii tähtis. Ja kui me sinna paneme, pustime veel oma energia sisse, issand kui äge. Me tegime veel me kord seda, Anja, mäletad? Ja mõttega bioenergia ilusti aktiveerime ära, nii tunnetame natuke, vau. Noh, et me teeme kiirkorras praegu seda tuletame meelde, aga muidu seal eelmises podcastis oli seda laiemalt. Ja mul Facebookis Ingvekeli lehel on mul väga pikalt räägitud sellest, kuidas ma sinna jõudsin, miks ma sinna jõudsin, miks ma seda üldse teen ja kuidas see mõjub on ja siis võtta see klaasist pudel või klaas või karafin või ja tundagi ühendust korraks ja öeldagi, laen selle vee minu kõrgeimaks hüvanguks. See on nii tähtis see, et mida ma sinna soovin, mis meelsuses ma olen, ma annan sinna kõige parema ja kui ma joon seda, mis meelsus mul on, ma joon kõige paremat vett, mis üldse siin maailmas saab olla, enda laetud energiaga, see nii ongi. Päriselt see nii on, et mismoodi ma midagi annan ja mismoodi ma midagi vastu võtan. See on ülitähtis, see on kõik energia ja elus samamoodi. Mismoodi sa elule ennast annad, mismoodi sa vastu võtad. See kõik määrab väga palju igapäevaselt. Et elu lihtsalt kingibki, annabki sulle võimalusi, kui sa oskad seda vastu võtta ja kui see sinu sees on meelsus heas kohas, no sa võtadki selle ägedalt vastu. Isegi kui see natuke siuke astik ja halb mingi asi, sa võtad selle ka teistmoodi vastu, sest su meelsus on hea. Et nii nagu sa ütlesid, et sul tekkis mingisugune jamps eile, on ju, läksid metsa, oli kõik see, on ju, aga tahtsid sellest kõigest vabaneda, lubasid metsas endaga kõneleda, anda endale märke, meelsus juba hakkas üles tõmbama heas mõttes ja elu kinkis kohe. Nii, okei, vastus siin. ja siis tulin indiaanlasena tagasi. Sulg oli siin. Väga hea, ma panin ka lapsena neid sulgi juustesse, see oli ka nii äge nagu. Aga ja kindlasti, kui nüüd tundus, et okei, ma praegu ikkagi ei laula seda armastuse laulu, siis sa võid omaette ju proovida vaikselt seda. Ja võib-olla me lõpetamegi selle, et mina natukene seda laulan, vaadake, nüüd ma juba tahan ise laulda seda, siis lõpetamegi selle niimoodi vaikselt, mina võtku laulan ja lõpuks Perike paneb selle kinni. Siis te jääte kõik veel seda laulma ja see on energia, see on energiline laul, mis tõstab kõike sinu sees ja siis ka sinna väljapoole. Et see on mingisugune hümn ise endale. Tegelikult hea mõte. Suurustades, aga näete, kus energia on nii tõstetud, et laused ja sõnad on kõik juba suured. Aga aitäh sulle, Perike. Aitäh kutsumast. Aitäh kõigile teistele ka, kes meid kuulavad, vaatavad ja kes võtavad ka mingisuguseid asju siit naps ja hakkavad ka elus praktiseerima, sest kõige tähtsam on see, et sa kasutaksid ja praktiseeriksid neid, mis sind praegu kõnetas, resoneeris, päriselt hakka neid kasutama, kõik hakkab muutuma. Väikesed. Ma kaasa siis mingi hetk. Kuidas? Et ma laulan koos sinuga kaasa mingi hetk. Laula, aitäh sulle päriselt, teeme bändi ära nüüd. No nii, aitäh teile päriselt. Aitäh. Ma olen armastuse looja,
ma olen armastuse jagaja. ma olen armastus, armastus. ma olen armastus, armastus. ma olen armastuse looja. ma olen armastuse jagaja. ma olen armastus, armastus. ma olen armastus, armastus. ma olen armastuse looja, looja. ma olen armastuse jagaja, jagaja. ma olen armastus, armastus. ma olen armastus, armastus.